Tere tulemast valimisdebatile Eesti elu digivõimendis. Ja mul on hea meel tervitada kõiki saalis olijaid, mul on hea meel tervitada kõiki, kes on Postimehe otseülekandes meie valimisdebatti jälgimas. Ja täna keskendume siis info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale ja mida headel erakondadel on nende visioonides järgmiseks 4 aastaks meile pakkuda. Ja mul on hea meel tutvustada meie debateerijaid siin täna minu vasakult käelt Martti Soosaar, Rohelised, Kristiina Kallas, Eesti 200, tere. Andres Sutt, Reformierakond, tervist. Lavly Perling, Parempoolsed, tere. Raul Siem, EKRE, tere. Riina Sikkut, Sotsiaaldemokraadid, tere. Andrei Korobeinik, Keskerakond, tere päevast. Ja Kristjan Järvan, Isamaa. Tere. Ja head debateerijad, alustaks vast sellest, et üks oluline asi tänasele debatile raami anda, et keskendume palun 3 asjale, et mille tegemine lõpetada, mille tegemist jätkata ja mille tegemist muuta või alustada. Ehk siis, et vähem sellele, mis kõik on saanud tehtud, mis meid siia on toonud, ja rohkem tähelepanu sellele, et mida hoida, mida muuta ja samuti mida lõpetada. Meie debatt jaguneb 2 osasse. Meil on majandusblokk ja meil on riigikorralduse blokk. Ja majandusblokis ongi 2 peateemat, mis IKT-sektorile huvi pakkuvad, on ettevõtete digitaliseerimine, tootlikkuse kasv ja teiseks innovatsioonivõimekuse ja teadus-arendustegevuse tulemuste rakendamine ettevõtetes. Ja riigikorralduse blokis siis 3 enim huvi pakkuvat teemat kogu sektorile: riigisektori ökonoomne majandamine, avalikud teenused kodanikele ettevõtetele ja kuidas tagada digiriigi jätkuv areng ja turvalise interneti tagamine kõikjal Eestist. Ja hakkame peale, siis samamoodi jätkates jõuab Eesti poolt loodav lisaväärtus või lisandväärtus Euroopa Liidu tasemel alles 2046. Ja meie murekohaks on erasektori madal digitaliseeritus, vähene innovatsiooniloome. Ja kui minnagi siit selle esimese alateema juurde, ettevõtete digitaliseerimine ja tootlikkus, siis kui vaatame nüüd erinevaid uuringuid, kas siin esiuuringud või muud uuringud, mida ka Eestis on tehtud, siis suurandmeid kasutab Eestis vaevalt 10% ettevõtetest, tehisintellekti alla 3% ja meil on väga tõsine oht jääda automatiseerimises konkurentsivõimes oma lähiriikidele ja üldse Euroopa riikidele, maailma riikidele alla. Ja alustame sellest, et kuidas tõsta Eesti ettevõtete valmisolekut tehnoloogiaid kasutada enda kasuks tööle panna. Ja ma kohe siit vasakult käelt annangi esimese küsimuse Rohelistele ja Martti Soosaar, et te lubate oma programmis, et Eestist saab üks maailma tehisintellekti väljatöötamise rakendamiskeskus. Kuidas te seda teha kavatsete? Nojah, ega seda ei saa teha selles mõttes ainult erakond, et loomulikult seda tuleb teha koostöös teadlaste, tuleb teha koostöös ülikoolidega ja loomulikult erasektoriga, et täna tehisintellekt on selline mingis mõttes nagu buzzword, et selline ütleme niimoodi, et väga-väga kiirelt arenev valdkond ja loomulikult sinna panustada on igati mõistlik, ja nagu sa ise ka mainisid just, et Eesti kipub siin mahajääja rollis olema, nii et ma arvan, et ülikoolide, teadlaste ja erasektori koostöös see sünnib ja Rohelised igal juhul selle eest seisavad. Sotsiaaldemokraadid, Riina Sikkut, teie programmis on samuti kirjas, et plaanis on luua tehisintellekti kompetentsikeskus. Et mida see kompetentsikeskus teeb? Et meil on siin ettevõtjaid, kes tegelevad tehisintellekti, kes riik hakkab siis nendega nüüd konkureerima? Ma tegelikult alustakski vastamist siit, et kui me räägime seda, et mida teha tuleks, siis ühelt poolt, kui oleks lihtne vastus, siis me kõik vuristaks ette, et vaadake, teeme selle. Teiselt poolt, ega olgem ausad, siin ei ole mitte midagi, ma tahaks selles mõttes keerulist, et palju rohkem kui üks või teine seaduse muudatus, näiteks koostöö, see, et riik ei dubleeri või ei võta ettevõtjatelt rolli ära, samas täidab neid auke või aitab kaasa seal,
kus ettevõtlus seda muret ei lahenda, ükskõik, kui me räägime mõnest teisest valdkonnast, näiteks suurtööstuse puhul, mingisugused ekspordigarantiid või asjad, mida turupõhiselt ettevõtted meie pankadest ei saa, mis annab neile sellise, ei anna eelist rahvusvahelistel hangetel osalemiseks, et see on midagi sellist, kus riik saab appi tulla. Kui me vaatame tehisintellekti ja digitaliseerimist, siis ausalt, see olukord on paradoksaalne, sest Eesti ainuke struktuurne mure enne kõiki kriise, kriisi ajal ja pärast kriisi on tööjõupuudus. Ehk siis arvestades meie struktuurset muret, me ei saa lubada, et me teeme midagi tööjõumahukalt või aeglaselt või ebaefektiivselt. Ehk siis keskkond tegelikult surub meile peale liikumist õiges suunas ja kuna see loomulikult juhtuks aastaks 46, siis samamoodi ma arvan, et see, kus riik peab appi tulema, kui me tahame mõnda üleminekut kiirendada. Ükskõik, kas me räägime rohepöörde kontekstis või automatiseerimise, digitaliseerimise kontekstis, on siis need investeerimistoetused, ma ei tea, on rakendusuuringute keskus, koostöövõimaluste loomine ülikooliga, et võimaldada sellise muutuse toimumist, riik ei pea ette ütlema, mis on need konkreetsed lahendused, aga looma keskkonna, kus me tegelikult saame tööjõumahukatest nii tootmisettevõtetest kui tegevustest lahti ja on siis investeering uude tootmisliini või mingisuguse digitaalsesse tootmise protsessi juhtimise lahendusse, et need on kohad ja riik peabki aru saama, et need on need kohad, kus sekkuda. See on see, mis riigi roll on. Kristiina Kallasel oli käsi püsti. Jaa, mul oli käsi püsti, sest ma küll väga ei usu sellesse, et kui riik mingi järjekordse kompetentsikeskuse loob ja hakkab seal ise midagi arendama, et sellega ettevõtete konkurentsivõime nagu paraneb, aga ettevõtted, kes tegelevad innovatiivse või kõrge lisandväärtust loova teenuste või toodete arendamisega, nende kõige suurem ja kõige kallim sisendkulu on inimene, eks ole, see inimressurss. See on nagu kõige kallim kulu ja sellega on Eestis lood halvad, selles mõttes, et selle kättesaadavus on äärmiselt piiratud ja tihti jääb kogu see arendus ja areng selle taha, et lihtsalt ei ole seda kõrgelt kvalifitseeritud inimest, keda oleks võimalik sinna palgale võtta. Nüüd riigi roll on tegelikult ikkagi tagada seda, et see ressurss oleks kättesaadav ja see tähendab seda, et meil on vaja kõrgemalt haritud spetsialiste, kusjuures ma vaatasin ehmatusega, et meil on Eestis 8000 teadlast, aga meil on näiteks loomeinimesi on üle 11 000. Et meil on nagu teadlaste osakaal elanikkonnast ikka väga madal teadlase all, me peame silmas seda, kellel on doktorikraad ja kes on selles mõttes kõrgema teadusliku kraadi saanud. Et kindlasti on vajalik suurendada näiteks teadlaste arvu, ehk siis doktorikraadi õppekohtade arvu, umbes kas või 100 võrra. Ja teine küsimus on ikkagi sisseränne, ma arvan, et Andrus Sutt ja Reformierakond ju meiega nõustuvad siin, et see tarkade inimeste saamine siia Eestisse lihtsamini on see, mis peaks olema kindlasti see prioriteet. Ja kolmas asi on see, et kui see ressurss nagu on kättesaadav, siis see ressurss on ka kallis. Ta on üks kallimaid sisendressursse ja seal ma arvan, et Eesti võiks ikkagi kaaluda tõsiselt selle R&D kulude maksusoodustuste sisseviimise selleks, et soodustada selle nii-öelda kalliduse osakaalu seal. Väga jõuame tööjõu juurde ja selle teadusarenduse juurde ka, aga püsime korra teemas siin, et ettevõtted ja nende digitaliseerimine, et Andres Sutt ja siis Kristjan Järv ja Lavly Preili. Mitte ükski asi ei eksisteeri vaakumis ja selles tänases ja ka ettevaates on 3 tegurit, mis defineerivad. On julgeolek, on innovaatiline majandus ja on roheinvesteeringud. Ja ma arvan, see on 3 sammast, mille ümber tegelikult Eesti majanduse areng liigub ja loodetavalt siis õiges suunas. 2 aastat tagasi tegi Policy Lab ja EY uuringu, kus küsitleti, milles ettevõtjad näevad oma konkurentsieelist. Ainult 1/3 Eesti eksportööridest nägi digitaliseerimises võimalust ja konkurentsieelist välisturgudel. 1/3. Nüüd keerame 2 aastat aega edasi. Toon konkreetse näite teile. Eestis on üks väga äge algatus, Aire klubi, mis ongi tehisintellekt ja robootika. Kuna ma olen seal nõukojas, et siis ma natuke tean ka, millised ettevõtted ja projektid sinna tulevad. Mööblitööstuse ettevõte, kellel vanust on 25 aastat, kõik läheb ekspordiks, keskendub just nimelt sellele, kuidas oma tootmisprotsessides, ettevõtte juhtimises kasutada robootikat ja tehisintellekti. Tegelikult, ma arvan, selle 2 aastaga me oleme astunud nagu hästi pika sammu edasi teadlikkuse suunas ja on väga suur huvi. Mitte kunagi varem ei ole ülikoolide ja ettevõtjate vahel olnud nii suurt valmisolekut teha koostööd teadusarenduse vallas. Kui te vaatate rakendusuuringute programmi näiteid,
siis seal on seinast seina ettevõtteid erinevatest valdkondadest ja huvi investeerida on nagu hästi suur. Nii et lõppkokkuvõttes tulevad investeeringud riiki, mis on avatud majandusega, kus on targad inimesed ja kus on parim elukeskkond. Ja see on see, mida meie programm ka kajastab. Lavly Perling, Kristjan Järvan ja siis Andrei Korobeinik. Raul Siem. Parempoolsed on Eesti kõige noorem erakond, mis on loodud ettevõtjate pärast ja ettevõtjate jaoks. Sellepärast on kerge nendele küsimustele vastata. Miks? Et küsimus oli see, et kuidas hakkaksid ettevõtted rohkem digitaliseerima. Kui me võtame selle küsimuse tükkideks, siis me näeme, et Eestis ju tublisti üle 90% on väike ja keskmise suurusega ettevõtjaid. Küsimus taandub sellele, et kuidas neid üldse motiveerida sinna suunda liikuma. Aga kuidas? Kõik algab tegelikult majanduskeskkonnast üldiselt. Et parempoolsed on väga selgelt öelnud, et me võtame suuna madalatele tööjõumaksudele. Kui jällegi ettevõtjatele jääb rohkem raha kätte, siis neil on rohkem raha, mida panna innovatsiooni digitaliseerimisse. Mis puudutab veel majanduse üldist keskkonda, siis me ütlemegi, et jah, mis soodustaks siia peakontorite, arenduskeskuste tulemust. Me ütleme, et sotsiaalmaksule tuleb lõpuks see lagi ära panna, millest me kogu aeg räägime. Jälle see soodustaks selliste töökohtade tulemist, mis looks järgmisi töökohtasid ja jälle inimesed läheks jõukamaks, ettevõtted läheks jõukamaks, tekib motivatsioon digitaliseerida ja investeerida just nimelt sinna valdkonda. Teine suur plokk, kui esimene on üldine ettevõtluskeskkond, teine on haridus. Ehk täna me teamegi, et inseneri, matemaatika, loodusteaduse lõpetajaid on 27,5%. Tegelikult tuleb selged eesmärgid riigi poolt seada, 30 peale hakkab tulema. Hariduse rahastamine 1,5 peale viia, nii et 1,2 jääb riigile, aga erasektor tuleb kaasata. Kui me kaasame erasektori, jällegi tekib motivatsioon digitaliseerida. Ja kolmas, mitte vähetähtis, ei ole see, kuidas riik juhitakse. Riik ise peab olema eeskuju. Selleni me suure tõenäosusega jõuame, kus on tänased probleemid, et kogu meie digimaailm on projektipõhine, rahastamine on kaoses ja nii edasi, nii edasi. Kui riik teeb oma asjad korda läbi nõudliku riigijuhtimise, siis see mõju on kindlasti ka erasektoris, mis jällegi nügib ettevõtteid sinna digitaliseerimise suunas. Aitäh. Kristjan Järvan oli järjekorras, et digitaliseerimine ettevõtted, et lühidalt, mis on Isamaa vaade? Ma arvan, et Isamaa vaate kõige olulisem nurgakivi on see, et tegelikult riik ja ettevõtted saavad rohkem koostööd teha selle jaoks, et seda lisandväärtust kasvatada. Et tõsi on see, et meie palgad on oluliselt kasvanud ja on välisinvesteeringud öelnud, või õigemini rahvusvahelised ettevõtted, kes Eestis on, nad räägivad meile, kuidas on neile keerulisem kodukontorit ära veenda, et välisinvesteering siia tuleb, sellepärast, et palgad on siin kasvanud. Aga ma arvan, et tegelikult sõnum valitsusena või kõigi erakondade, et me ei peaks hoidma seda palgataset tagasi, vastupidi, meie kõige olulisemad nurgakivid sellel majanduse edukusel ongi lihtne maksusüsteem ja ka targad inimesed. Et täna minu mure on pigem hariduse suunas see, et meie ettevõtlus ei suuda neid tarku inimesi ära kasutada. Et ma ei hakka nimesi nimetama, aga ka üks ITL-i liige, ühe suure ettevõtte juht, küsisin talt, et kui sul on võimalus saata oma kõige targemad tüübid 4 aastaks doktorantuuri ja sa oled kindel, et nad tuleksid tagasi, et kas see oleks sinu jaoks mõistlik? Ja vastus oli, et tegelikult ei oleks. Ehk see sisuline probleem on see, et me ei suuda neid tarku inimesi ettevõtluses ära kasutada ja siin jällegi natuke oli eilse päeva uudiseid, et jah, tõesti Aire on meil juba ammu olemas tegelikult ja tegelikult on ka rakendusuuringute keskus loomisel, et just seda keerulist teadust rohkem ettevõtlusesse suunata ja selles mõttes rohkem koostööd teha. Aitäh, Andrei Korobeinik, Keskerakond. Kui me räägime tõepoolest aastast 2046, siis ma oleks nagu nende ennustusega väga ettevaatlik, et seal kusagil tuleb singulaarsed punkte ja nii edasi, et see on natuke nagu ennatlik, aga siin, kui me vaatame tänast päeva, siis eelmisel aastal kasvas Eestis ametnike arv üle 1%. Ehk siis me räägime automatiseerimisest, samas riigisektor väga selgelt seda eeskuju ei näita. Erasektor peab riigile aastas esitama üle
400 erinevat aruannet ja see olukord ei parane, see läheb halvemaks. Kui me räägime sellest, kus tööjõud võib tulla, siis kahtlemata avalikust sektorist võiks tulla osa, aga olulisem osa on see kvalifitseeritud tööjõud, mis Eestisse ei tule sellepärast, et siin on liiga kõrged maksud. Meil on edukad firmad, mis teevad peakontorit välismaale, sellepärast et näiteks Ameerikas on sotsiaalmaksu lagi olemas juba üle 20 aasta, Eestis seda ei ole. Et mis see põhjus on, miks sa pead Eestisse tooma neid targad töökohad, see on täiesti arusaamatu. Ja kahjuks selles osas konsensust ei ole, see oleks üks väga oluline samm selleks, et see kompetents tuleks Eestisse, kui maksud on madalamad, siis inimesed palkavad tegelikult inimesi siia. Ja ringi lõpetuseks, Raul Siem. Et mulle endale tundub küll selliselt, et me siin natukene proovime lahtisest uksest sisse murda. Tegelikult ju digitaliseerimine ei ole ju eesmärk omaette. Ettevõtjad peavad ise leidma selle digitaliseerimise vajaduse ja selle tootlikkuse kasvu vajaduse. Majandus-kommunikatsiooniministeerium on juba need uuringud ju teinud, et mis on need barjäärid, konkreetsed barjäärid, mis siis pärsivad meie digitaliseerimist ja tootlikkuse kasvu ja need on väga lihtsad asjad, on ju. See on, kus inimesed ei mõista selle vajalikkust, puuduvad ressursid ja nii edasi. Ehk siis sisuliselt tähendab see seda, et kui me surume seda digitaliseerimist peale, siis põhimõtteliselt me oleme iseenesest valel teel. Me peame looma keskkonna, tänane keskkond on kõike muud kui digitaliseerimist soosiv, sellepärast et suur osa ettevõtetest püüavad kuidagi moodi ellu jääda. Ja rääkida neile digitaliseerimisest selles olustikus, kus ettevõtjad proovivad ellu jääda, on natukene nagu küüniline. Ehk siis see on nagu fookuse küsimus, et riik peab andma turvatunde, looma keskkonna ja alles siis me saame rääkida digitaliseerimisest. Muud varianti mina ei näe. Kuulge, ma vaatasin valimisprogramme, vaatasin eelmisi valimisprogramme, neid valimisprogramme ja avastasin, et seal on üks väga konkreetne nagu ettevõtetele sellist väikest kasu, aga siiski kasu toov digitaliseerimine, see on siis e-arved ja e-kviitungid. Küsin väga lihtsalt, et kas e-arvete ja e-kviitungite kasutamine peab muutuma kõigile ettevõtetele ja organisatsioonidele kohustuslikuks. Ja selleks on teil siin ees väga lihtsad nagu tahvlid, mille nagu tahvli nagu ühel pool on punane, teisel pool on roheline, et olge head, et kuidas teie arvamus on praegu, et kas e-arvete e-kviitungite kasutamine peab muutuma kõigile ettevõttele, organisatsioonidele kohustuslikuks? Kommenteerida saame ka, on ju? Ja kommenteerida ka, aga lihtsalt meil on kiire pilt ees, et Raul Siem ja Kristjan Järvan, et lühike kommentaar, miks mitte? Ettevõtlusvabadus. Ettevõtlusvabadus, aitäh. Raul Siem? Nagu eelnevalt ma ütlesin, ettevõtted peavad selle vajalikkusest aru saama. Ma ei leia, et riikliku sunniga me saaksime jõuda parimatele tulemustele. Aitäh. Ja sama lühidalt nagu kõik, kes te tõstsite rohelised kettad üles. Ma ütleks, et see on suhteliselt mõttetu prahi tootmine, et juba ammu võiks olla digitaliseeritud. Ei, arved, paberid peal arved. Mugavus, ma saan aru, on väärtus omaette, aga mugavus ei ole nagu progressiivne asi, et sealt on vaja lihtsalt sellest mugavusest. Ma olen nii harjunud tegema, teeme siis samamoodi edasi, aga samast tootlikkust see ju ei tõsta mitte kuidagi, kui lõputult arveid kirjutakse paberile. Nügida tuleb, just sest rahaliselt on efekt olemas, see on poole odavam, teadlikkus on madal ja sinna ei ole vaja miljonid uputada, nügida, rääkida, kuidas see asi töötab ja pakkuda ka tegelikult, ITL on siin, lahendusi. Sellepärast, et lõpuks on see integreerimise küsimus majandusarvestuse, tarkvara ja kõik juhtimisarvestusse. Aga kas nügida või kohustuslikuks teha siis? Kumba? Ei nügida ja ta tuleb ise ära, on ju. Et ei ole kohustuslik? Kohustuslik on... Seda ma ütlesin. Sellepärast me hakkasime kommenteerima. Millest me räägime, et see, ma arvan, regulatsioon on siin mõistlik, et nügida sinna suuna, et mingist ajast ta võiks olla kohustuslik ja siis aidata sinna kaasa, et jah, mitte homsest. Jah, aitäh.
efektiivsus, läbipaistvus ja mugavus kõikidele osapooltele on need märksõnad, miks ta peaks nii olema, aga ega ma oleks ka tahtnud natuke nii teha. Miks? Sellepärast, et see peab olema kasutajasõbralik ja see ei saa olla jälle läbi regulatsiooni, et homme kehtestame, et on kohustuslik. Kuulge, sõbrad, maksud on kohustuslikud, me peame makse maksma, aga ikka suudab keegi nihverdada. Siin ma olen nõus selle nügimisega, aga mõte oli ju pikas perspektiivis, et see oleks loogiline, et see ongi elementaarne, et meie maksusüsteem on läbi e-arvete. Aitäh! Näiteks meil digiretsepti kogemus on olemas. Ega tegelikult ju eesmärk ei ole digitaliseerida arveid, vaid kui meil see nii-öelda baas on kaetud, siis see avab uusi uksi ja me tegelikult veel ei tea, mis siis võimalik on. Üks tõesti läbipaistvuse järelevalve teemad, aga ka täiendavate teenuste, see võit, mis me saame, ma arvan, me ei suuda seda praegu ette kujutada, aga teine asi, et kui me isegi praegu e-arvete teemal vaidleme, mõtleme, kas seda on vaja või mitte, kui me ei suuda arveid digitaliseerida, mida me räägime siis keerukatest tootmisprotsessidest või Euroopa ülestest mingisugusest dokumendivahetusest? Ja see võit peab olema mitte ainult riigile rahaliselt, vaid ka firmadele, et kui see on mugavam kui tavaarvete esitamine, siis ma arvan, küsimust ei teki. Ettevõtlusvabaduse alla võib, ma ei tea, panna ka lihtsalt arve esitamist või maksude maksmist, aga see lihtsalt ei ole mõistlik, et kõik ju saavad aru, et kui e-arve on lihtsam kui tavaarve, siis ainuke põhjus, miks sa seda ei tee, on see, et sa ei taha makse maksta ja siis see küsimus lihtsalt langeb iseenesest päevakorrast. Asi ei ole ju ainult selles lihtsuses, vaid et siis on võimalikud eeltäidetavad deklaratsioonid ja kõik muud, see kasvu tuleb ka. 2 kommentaari veel selle ploki lõpuks, et Andres Sutt ja Kristina. Ma lihtsalt tahaks, et siit ei jääks kõlama nüüd selline pilt Eesti ettevõtlusest, et see on üks hädaorg, kes ei suuda digitaliseerida, kes ei suuda teha innovatsiooni ja kes ei saa asjadega hakkama. See lihtsalt päris elus ei ole nii. Et räägime nagu ka sellest, mis on hästi ja mida tuleb hoida. Kristina Kallas. Ma tahtsin tegelikult mitte seda teemat, aga seda eelmist ringi natuke kommenteerida, sellepärast, et ega ettevõtetel endil ei ole võib-olla tõesti 4 doktorikraadiga inimest vaja. See, kus meil doktorikraadiga inimesed puudu on see, et meil ei ole varsti enam õppejõudusid, kes suudaksid tegelikult õpetada neid kõrgharidusega inimesi. Meil on reaalne puudus ülikoolis õppejõududest, me paneme õppekavasid kinni, sellepärast, et meil ei ole seal piisavalt üliõpilasi ja ei ole piisavalt õppejõudusid. Nüüd Eestis on kõrgharidusega inimeste osakaal elanikkonnast on alla Euroopa Liidu keskmise. Meil on 41% kõrgharidusega inimesi, kus juures sinna sisse lähevad veel nõukogude ajal keskerihariduse saanud inimesed, kes kvalifitseeriti ümber nii-öelda automaatselt kõrgharidusega inimesteks. Sellise nii-öelda haridustasemega inimeste hulgaga me ikkagi tegelikult seda innovatsiooni ja kõrget lisandväärtust ettevõtlusesse ei too, ehk siis ma jõuan oma algse teema juurde, et see võti on ikkagi seal, et me peame oluliselt suurendama kõrgharidusega inimeste osakaalu ja siis me saame rääkida e-arvetest küll on ju. Ja ma tahtsin eelmist kommentaar. Suhteliselt viisakas, kui on küsimus e-arvete kohta, rääkida e-arvetest. Ma tahtsin öelda seda, et üks väga lihtne ettepanek muidugi on see, et kui me hakkame midagi riigi poolt tegema kohustuslik, et see oleks läbipaistev nii edasi, siis tuleb mõelda, et mida me ära võtame ettevõtjatelt. Sest olgem ausad, parempoolsetel on väga palju ettevõtjaid meie erakonna liikmetena. Nad ütlevad, et kui tavainimese jaoks, kodaniku jaoks on juba see digiteenus jõudnud päris mugavalt koju kätte, siis ettevõtja jaoks on see ikkagi paras õudusunenägu kõikide nende aruannete esitamine erinevatele asutustele. Nii et palun, et see e-arve võiks ikkagi tulla automatiseeritud kujul väga lihtsal moel, arvestades kõiki teisi kohustusi, mis ettevõtja riigi ees on. Aitäh! Tõmbame selle ringi korra kokku, et siit edasi minna, sest meil on veel teine plokk, mis tõenäoliselt tekitab samuti kirgi, on ettevõtete innovatsiooniloome, teadus-arendustegevuste tulemuste rakendamine. See on ka teema, mida on väga palju nagu ühte ja teistpidi lahatud ja kus see võib-olla ei ole kellelgi veel sellist nagu ühte nagu hõbekuulja. Alustuseks teil on siin laua peal valged tahvlid ja pliiatsid. Ja mitte lihtsalt ja mitte joonistamiseks, vaid olge head, kõigil erakondadel on mingi oma visioon. Pange kirja, kui suur osa SKP-st teie erakonna arvates võiks minna teadus-arendustegevusse. Kas sa oled näitama pärast kuhugi või? Jah. Siis võib suurelt kirjutada. Suurelt kirjutada. Et ma arvan, et number on teil endal peas olemas, aga et me näeme ära ka, et nagu mis on see nägevuste diapasoon erinevatel erakondadel. Ja mul on ettepanek, et hakkame sealt nii-öelda
minu poolt vaadates kaugemast nurgast peale, et lühidalt lihtsalt tuleme kohe arutelu juurde ka, aga protsent ja kas ja kuidas see jaguneb? 3+. 3+%. Nii kehva hinne. Ei ole just jah, parim hinne, aga selles suhtes, kui me vaatame täna, kuidas see peaks töötama, on ikkagi niimoodi, et riik paneb 1% ja ettevõtted panevad 2% ja hetkel me näeme, kuidas me sellega tegelikult ülespoole liigume ja üks asi, mida me praegu oleme arendas, on tegelikult TEA maksuerand. Ehk siis see, et TEA töötajate pealt saada raha tagasi ja alguses me alustame väikselt. Miks? Sellepärast, et kõigepealt tuleb statistika korda saada, et tegelikult täna puudub ettevõtetel motivatsioon öelda, kui palju nad teevad, sellepärast, et nad ei saa sellest midagi, lihtsalt lisakohustus. Aitäh, Andrei Korobeinik. Sellest võib pikalt rääkida. See on 2+ erasektor ja väljakutse on selles, et erasektor ei saa nagu sunniviisiliselt seda teha ja lahendus on see, et meil tõepoolest tulevad sellised päris peakorterit, et kui me meenutame Skype'i efekti näiteks, siis see oli võrreldav suure ülikooli efektiga just sellepärast, et siin see know-how tekkis ja nüüd täna ei ole ühtegi põhjust, miks see know-how peaks siia tulemas. Firmad algavad Eestist ja siis nad kolivad siit välja, sellepärast, et meil on väga suured tööjõumaksud. Väga hea, tuleme ka sinna kohe juurde. Miks te nüüd suurendada tahate neid tööjõumaksed? Meil on ka programmis 3%, üks riik, teine 2% ettevõtted, aga nüüd sellele lisaks, ja ma ütleks esimesena, on kõrghariduse raha, et meil ei ole kuskilt neid teaduse tegijaid võtta, kui me kõrgharidusse seda baasrahastust ei suurenda. Aitäh, Raul Siem. 2%. 2%. Kunagi, kui selle teemal juttu oli, siis EKRE-t kõvasti nahutati, et nad ei olnud 1%-ga nõus. Et tegelikult jäeti selle nahutamise käigus mainimata, et EKRE tegelikult ei olnud nõus 1%-ga seetõttu, et EKRE juba siis nägi selle tõusu rahastamise vajaduse kasvu. Nii et juba siis rääkisime 2%-st. Ma leian seda, et meil ei ole mõtet rallit teha, et kes ja kui palju, kui kõrge protsendi paneb. Küsimus on selles, et tegemist peab olema tasakaalustatud arenguga ja mul endale tundub, et 2% selleks on täiesti piisav. Parempoolsed on kirja pannud 3 ja me seda 1 ja 2 ei raiu kivisse, sellepärast et me teame, et majandus ei ole kivis, vaid liigub lainetena, nii et sõltuvalt just nimelt sellest situatsioonis, mis ta on ja sellest tuleviku vaatavusest peab ta olema paindlik, aga 3 riik pluss era kokku. 1+ pluss 2+. Ehk riik hoiab vähemalt 1, era jõuab vähemalt 2-ni. Kui me vaatame, mis on Soome-Rootsi tase, et siis tegelikult on see oluliselt pealpool 3 riigil tervikuna ja sinna me peame järgi jõudma ja kombinatsioon on oluline, et ka riik peab panustama ja samamoodi erasektor ja ka meie programmis on mitmeid mõtteid, kuidas motiveerida erasektorit teadusarendusse ja innovatsiooni panustama. Ja, meil on 3, mis jaguneb pooleks, ehk siis tegelikult kõigepealt peab oma panuseid tõstma riik, täna on 1%, tõstma peaks selle 1,5 peale. Ma juba seletasin pikalt, mis see põhjus on, miks on vaja teadlasi meil rohkem ja sinna rohkem panustada ja siis tuleb see erasektor tegelikult ka järgi, sest täna erasektor ei saa seda võimekust arendada, kui tööjõu seda ressurssi ei ole. Ja, meil on erakonna programmis ka kirjas see 3% ja samamoodi see võiks olla pooleks, et riik, erasektor pooleks ja loomulikult nüüd on ju head uudised kõikidele teadlastele ja ülikoolidele, kõik nägid, et siin põhimõtteliselt on konsensus peaaegu saavutatud, et see 3% põhimõtteliselt kindlasti tuleb. Aga jah, loomulikult on õige, et erasektorit ei saa kohustada, et Andrei Korobeinik õige märkus, erasektorit peab nügima, võt see oli hea moodne sõna, mis siit tuli Andres Suti käest ennem, et õigete meetmetega peab erasektorit nügima, et nad selle panuse paneksid. Aga see tähendas kohustuslikkust? Ma muidugi... Just. Kohustuslikult nügida. Lähme siis arutelule, et numbrid on ära näidatud, aga kuidas siis? Kui vastata küsimusele, ma ei saa nagu märkimata jätta, et siin on neid, kes ei ole olnud võimu juures ja meie, kes me oleme olnud vähem kui pool aastat üldse olemas. Härrased ja prouad, te olete võimul. Miks te seda ära ei ole teinud?
see on, Õige, alati, õige. see on alati hea küsimus, et kui sa oleksid olnud võimul, siis sa teaksid... Siis parempoolsed oleks selle ära teinud. Ma teen alati ära, aga IT-süsteemid ehitan ära. Lavly, aga selles mõttes 1% riigi rahastust see on ju ära ongi tehtud. Jutt. Ei ole, aga ärme nagu selles mõttes viska lihtsalt nagu asju õhku. 1% riigil on tehtud. 2% me tõstsime 3% üles, rääkisime, mida me tegema hakkame. Mina küsin, kus see on? Miks te ei teinud vabandust, et riik ei saa sundida erasektorit tegema 2. Ja võib-olla erasektor teeb rohkem, kui ta praegu teeb, sellepärast, et ei ole põhjust raporteerida. Aga see ei aita meid kuidagi tootlikkuses edasi. Sest kõik, mis on praegu tehtud, on juba kirjas. Aga kõigile erakondadele ka, et üks on kindlasti nagu see arutelu, et kuidas tõlgendada tänaseid numbreid ja seda, mis on juba tehtud, aga tõesti, üks lause iga erakonna käest, et mis on see, millega teie teadus-arendusteemades saades nagu valitsuse nagu mandaadi lähete koalitsioonilepingusse, et see peab kindlasti olema ja see on mõjus vahend, millega seda teadusarendust ja selle siiret ettevõtlusesse teha. Et mis on see üks asi, et mitte minna pika loetelu peale? Ja ma arvan, et Isamaa jaoks on, kui ma olen toonitanud juba varem, et hästi oluline see koostöö ettevõtete ja riigi vahel, et seda lisandväärtust kasvatada. Ja siin on reaalsed algatused, mis me oleme teinud, on esiteks TA maksuerand, piloot. Me tahame näha, kuidas see läheb, vaatame sealt edasi. Teine rakendusuuringute keskus. Oleme startimas, et järgmises koalitsioonis kuskile ära jälle ei vajuks, vaid päriselt me teeme need piloodid ära, vaatame, kuidas läheb, õpime sellest, riik ka õpib oma tegemistest ja teeme veel paremini. Aitäh, 2 konkreetset asja, kes tahab võtta järje? Ma võin võtta, ma lihtsalt selles mõttes soovin Kristjan sulle õnne ka, eks ole, et sa oled sattunud heasse ministeeriumisse, kus kõik algatused oli juba hoogantud. Rakendusuuringute programm, rakendusuuringute keskus, see on see, mis toob erasektori innovatsiooni juurde, seal on konkreetsed näited olemas, programm on ennast selgelt tõestanud, finantsstiimulid teadus-arendustegevuselt, miks seda vaja on, sest praegu Eestis maksusüsteem ei keela ettevõttel teadus-arendustegevusi kuludesse kirjutada. Seal ei ole mingit absoluutset piirmäära ega protsentuaalselt. Ehk et vaja on tekitada sinna väikest stiimul juurde. Ja loomulikult ka kõrghariduse rahastus on see, kus me tahame jõuda 1,5%-ni SKP-st koos eraraha kaasamisega. Aitäh! Ikkagi 3 hästi selget asja. Maksusüsteem, et eksperdid on tunnistanud meie maksusüsteemi maailma kõige konkurentsivõimelisemaks. Hoiame seda. Ühetaoline, lihtne, selge. Parempoolsed on öelnud madalad tööjõumaksud, tulumaksu vähendamist näeme ka, et teine haridussüsteem, meie ütleme täpselt samamoodi, kõrgharidusse tuleb rohkem raha panna, sest olgem ausad, maailmas me konkureerime 2 asjale, raha ja talendid. Talendipump tuleb siia tekitada, et talendid tuleks siia ja vaat see on suur abi. Ja võib-olla need 2 on kõige tähtsamad, 3. me jõuame jälle ringiga sellise üldise keskkonnani siia, et mis on see keskkond, miks nad peaks tahtma siia tulla. Aitäh! Lähme siit edasi, Raul Siem ja siis Riina Sikkut. Ja ma natukene siin Kristjani ja Andrese indu vähendan, sellepärast, et rakendusuuringute programmi lõin mina. Nii et selles mõttes... Me räägime rakendusuuringute keskusest. See on nüüd järgmine samm. Ehitame asutusi juurde. Aga mis on EKRE... Ja tegelikult, mulle endale tundub, et me räägime, et mida me kõik nagu ära teeme. Mul on endal selline tunne, et me peame vaatama täna selle TAIE 35 programmi või arengukavad tegelikult ka üle. Sest me elame ikkagi väga selgelt hoopis teistsuguses maailmas, kui me olime võib-olla 2 aastat tagasi. Ja nüüd on need vajadused on muutunud, olustik on muutunud ja maailm meie ümber on muutunud, nii et meil ei ole mõtet täna rääkida, et teeme seda, teist, kolmandat. Mulle meeldiks rääkida nendest küsimustest või nendest teemadest, kui me teame ka, kuhu me jõuda tahame ja siis me teame ka, kui palju me raha vajame selleks, et sinna jõuda. Nii et TAIE ülevaatamine. Riina Sikkut ja Andrei Korobeinik. Kõik räägivad jube enesekindlalt asjadest, mis teha tuleb, aga me ju tegelikult kõik saame aru, näiteks tööjõumaksude langetamine, et kui me sellest alustame, siis me muudame tööjõu odavamaks. Me tegelikult me tahaks suruda tööjõudu ettevõtted vähem kasutama. Ehk siis need instrumendid, mida me arutame, neil on kõigil kõrvalmõjud, mida me peame arvesse võtma, mis tingimata ei vii meid sinna, kuhu me tahame. Ma tooksin nüüd uue mõttena, et kahtlemata haridus, et kui meil on piisavalt kõrgharidusega tarku inimesi, siis me eeldame, et riik ei pea sekkuma, tark inimene leiab endale
viisi, kuidas ettevõtluses tegutsema, viisi, kuidas midagi teha targemalt kui seni, et mis on see konkurentsieelis. Et kui me seda usume, siis riik peab looma keskkonna. Nüüd minu jaoks on küsimus, kui me soovime rohkem, kui me soovime teha maailma tasemel asja ja me ei saa kõigis valdkondades olla maailma tasemel, valida välja fookusvaldkonnad. See, kus me valmistame ette rohkem kõrgharitud inimesi, ka rohkem doktorikraadiga inimesi, kus me toetame ettevõtlust, kus me võimaldame ka seadusandluses rohkem katsetamist ja tegemist. Me ei saa seda teha kõikide teemade puhul. Rakendusuuringute keskuses 5 fookusvaldkonda valiti välja. Ma arvan, et seda on liiga palju ja see ei saa piirduda ainult rakendusuuringute kui sellisega. Ta peaks olema majanduses läbivalt ja tegelikult ei ole selles mõttes ei ole vahet. Siin ei ole nagu õiget ja vale vastust. Me peame lihtsalt ka poliitiliselt kokku leppinud, kas see on mingi geneetika, biotehnoloogia, küberkaitse, midagi muud, kus meil on eelis olemas ja kus me saaksime ja kui me oleme maailma tipud, siis see on iseenesest talentide toomise võimalus. Valida fookusvaldkonnad välja. Andrei Korobin. Jaa, ma tegelikult olen väga nõus parempoolste ettepanekuga, et peab olema 2% siis erarahastust ja peab olema väga hea kõrgharidus. Ma isegi mõtlesin korra, et vaataks programmi, aga seda lihtsalt ei ole. Aga samas... Tuleb, väga hea tuleb. Tuleb, okei, siis ma kindlasti loen neid samme ka, aga probleem on selles, et tegelikult neid detailid on natuke puudu. Et kui mina käisin koolis Pärnus, siis seal oli programmeerimisõppe. Täna seda seal ei ole ja väga paljudes koolides ei ole. Tartu Ülikooli jällegi on olemas kaugõppe lahendus, mida haridusministeerium paraku ei ostnud ära nii-öelda. Ja samamoodi ka inimestega, et kui nagu siin rääkida seda, et tööjõud peab olema kallis, sest et kohe tulevad robotid ja teevad ära, siis selleks nad tuleksid, peab tegelikult ikkagi saavutama seda kompetentsi. Muidu see kompetents jääb siis teistesse riikidesse, kus on madalamad tööjõumaksud. Ja siis Eesti jääb ilma ja siis, kui robotid tulevad, siis nad tulevad paraku sinna, mitte siia. Meie hakkame ikkagi ka edaspidi tegema madala lisandväärtusega tööd ja seda tahaks kindlasti vältida. Nii et konkreetsed lahendused reaalainete õppeks koolides ja ikkagi päris sotsiaalmaksu lagi selleks, et kõrgepalgaliste töökohtade loomine Eestis oleks soodne. Aitäh. Rohelised ja siis Eesti 200. Aitäh. Et selline oluline teema, mis peab kindlasti koalitsioonilepingus olema, et õnneks ITL-iga roheliste programmis on see punkt väga ühine, et ITL-i visioonidokis oli ka kenasti sees, et just doktorikraadiga inimesi peab oluliselt rohkem tulema, et neid peaks olema peaaegu poole rohkem. Et see on roheliste programmis sees ja see kindlasti ka koalitsioonilepingus võiks olla sees. Ma olen sellega nõus, et kõigepealt peab riik oma 1,5% ära tegema, enne kui eeldame, et erasektor midagi kasvatama hakkab oma teadusarendusinvesteeringuid, ja doktori õppekohtade arv on väga kriitiline, meil on neid lihtsalt väga-väga vähe ja sealt ei tule tegelikult kasvu, aga ma juba kuulan mitmendat korda järjest, ma ei saa küsimata ette, et Andrei, et ma olen vist valet Keskerakonna programmi lugenud, sellepärast, et Keskerakonna programmis on sees maksutõusud. Et on progressiivne tulumaksutõus, on sotsiaalkindlustusmakse tõus on seal sees, et ma nagu täpselt ei saa täpselt aru, et te nagu panete sotsiaalmaksu tohib ma selgitan, et siin vahepeal Google ka näitas oma tehisintellekti lahendust ja see kohe pakkus vale fakti, et siin on inimesed, aga ikkagi toimub sama. Et tööjõumaksudega on nagu selline lugu, et Keskerakond pakub astmelist tulumaksu, kus 0% on siis kuni miinimumpalgani, siis on 20 ja see, mis ületab 2 keskmist, on 30. Ja nüüd, tähelepanu, seal tuleb umbes 5000 pealt sotsiaalmaksu lagi, mis tähendab seda, et inimene, kes teenib näiteks 8-9 000 eurot, mis on sellise päris nagu R&D-keskuse tase, võidab. Et see kõlab uskumatult, aga kui panna kalkulaatorisse, mulle tundub, et siis hakkame nii on. Minema vaikselt maksuarutelusse, ma arvan, see on oluline teema, aga mitte tänase. Siit on veel paar kätt püsti Lavly ja siis Kristjan ja Andres. 2 märksõna ainult, mida ei tohiks unustada. Et me räägime praegu kõrgharidusest, et kindlasti, mis puudutab
haridust alates, algharidusest alates. Et see, et need programmeerivad lepatriinud oleks tõesti kõikides lasteaedades, et see oleks kuidagi juba veres meil, et see tark rahvas ei teki iseenesest, et see on algharidusest alates selle digivõimekuse kasvatamine lastes, see on kindlasti märksõna, mis meil võib-olla siin kõrgharidusest ja teadusest ja peakontoritest rääkides ununes. Ja teine on õigusruum. Et ma arvan, et seal tuleb täielik mentaliteedi muutus esile kutsuda, et see seadusloome, punkt 1, vähene bürokraatia, punkt 2, et see, kui me hakkame seadust looma, et me iga kord testime selle läbi sellest, nii nagu väikeettevõtjate test, et me laseme ta sellest digitestist läbi, et alati seadusloome käib koos IT-ga, et see ka meelitab siia, ma olen kindel. Kristjan Järvan, Isamaa ja siis Andres. Jaa, selles suhtes, et soovitan ikkagi Eesti tööstusettevõtteid külastada, et kui me räägime, et robotid on tulemas, robotid on kohal, lihtsalt meie tööstusettevõtete nii-öelda olukord on väga erinev, et osad teevad veel taburette selle tehnoloogia, mis oli 20 aastat tagasi, teised on väga homses, siis see maksudebatt tegelikult on hästi oluline, sellepärast et järjest kuuled, kuidas meie oleme maksude langetamise poolt ja siis järgmises lauses on ja me tõstame kulutusi. No, et kust või mis siis, kus see reaalsuskontroll teie jaoks on? Ja kolmas on hariduse teema, ma ikkagi rõhutan seda. Hariduse kõige suurem probleem on, et meie ettevõtted ei suuda ära kasutada neid tarku inimesi. Et need doktorikraadiga inimesi, neid läheks rohkem doktorantuuri, kui nad näeks, et tegelikult sul doktorikraadiga on palk kõrgem. Praegu on vastupidine olukord. Lähed matemaatikas magistrantuuri asemel doktorantuuri ja sul on keskmine palk on väiksem kui magistri lõpetanutel. Ehk kõigepealt tuleb see probleem kordada ja siis tekib iseenesest motivatsioon rohkem haridust omandada. Seal on faktiviga sees, Kristjanil. Andres Sutt kõigepealt ja siis Kristina Raus. Me ikka peame korra selle maksuasja ära klaarima. Päriselt peame selles mõttes, et meil jääb kõlama siia nagu vale sõnum, eks ole. Ei saa olla nii, et kuidagi on see talendile ligitõmbavam, kui me kehtestame progressiivse tulumaksu. Ei ole, no päriselt ei ole. Ja ma tean väga paljusid ettevõtteid, kes ei ole kurtud kordagi selle üle, et meil on väga keeruline ja väga kõrge nagu siis tööjõu maksustamine. Et lähme tagasi sinna, mis oli hea. Hoiame seda 20% ühetaoliselt kõigile, ettevõtete tulumaks ainult kasumi väljavõtmisel ja Eesti on jätkuvalt maailma kõige parema elukeskkonnaga või maksukeskkonnaga riik. Ja teine, rääkides talendikonstellatsiooniks, nõus, inimesed peavad tahtma siia tulla. Miks nad peaksid siia tulema? See on meie asi teha. Meie programmis on väga konkreetselt initsiatiiv koos Soomega, Finest Bay piirkond, mis on maailma kõige kõrgema talendikonstellatsiooniga. Me ei saa teha siia üksinda mingit pisikest asja. Mul ei ole juhuslikult see pusa seljas. See on mõttega, et ambitsioon peab olema miljardites. Ja kui me räägime millegi tegemisest koos Soomega, siis me jõuame selleni, et meil on majanduse maht suurem. Me saame samade maksumäärade juures tegelikult koguda kokku piisavalt raha, et rahastada erinevaid haridusvaldkonna, sotsiaalvaldkonna, kõiki muid asju. Ja võib-olla saame ka ideaalis makse langetada. Aitäh, Kristiina Kallas. Ma tahtsin lihtsalt faktivea ära parandada. Küsimus ei ole selles, et inimesed ei taha minna doktorantuuri. Meil ei ole doktorantuuri kohtadel 0 konkurss. Meil on seal väga tihe konkurss, lihtsalt riik tellib väga vähe doktorantuuri kohti, eriti reaalainetes. Seal on meeletult väike kohtade arv. Rahvusvaheline konkurents, välistudengid konkureerivad väga edukalt nendele doktorantuuri kohtadele, saavad sisse ja eestlased jäävad välja, sellepärast, et meil ei ole piisavalt kohti seal. Et see on see, mis me ka Martiga mitu korda rääksime, puudu jääk. Ja härra Sutt muutub professionaalseks poliitikuks ja hakkab spinnima siin, et jutt ei olnud astmelisest tulumaksus, mis on teil programmis? Takistab, on programmis ja programmis on väga palju asju. Reformierakonna programmis on maksureform, mis läheb riigile maksma 300 miljonit aastas ja mis toob raha ainult rikastele inimestele, kus juures ta ei langeta, mitte sentigi ei langeta kõrgepalgaliste töökohtade maksukoormust. Miks inimene peab tulema Eestisse tegema peakontorit, kui Silicon Valley's on $10,000 pealt maks 10% madalam kui Eestis? Mis see põhjus on? Kas see, et Eesti valitseb Reformierakond? Suure tõenäosusega mitte. Aitäh, Lavly ja siis Andres Sutt, Riina Sikkut. Ma nüüd debati jooksul teine kord ütlen, et te olete 20 aastat võimul olnud. 90-ndatest alates läks Eesti majandus tublisti hoogsalt kasvama. Täna on seisak. Me jääme teistest järjekindlalt maha. Meie põhiline häda tervenisti riigis on vaesus.
nii et kui te kõik räägite oma unistustest, siis ma ikkagi väga loodan, et ühel hetkel kõlab ka vastus, miks me seda seni näinud ei ole. Sest juttudelt peab minema tegudele ja see on nüüd see, mille kohta ma julgen öelda, et see on see, mis on parempoolsetel olemas. Kogemusega inimesed, kes mitte ei räägi, vaid teevad ära ka. Et me võime lõputult rääkida siin pudrumägedest ja piimajõgedest. Kui ära ei tee, kui raskeid otsuseid vastu ei võta, siis tulemust Eesti jaoks ei tule. Ja, aga vaatame siis selles mõttes faktidele otsa. Eestis ei ole mitte kunagi olnud tööl nii palju inimesi, kui on täna. Eestis ei ole mitte kunagi olnud nii kõrged sissetulekud, kui on täna keskmiselt. Meil ei ole mõtet rääkida sellest, et Eesti on teinud kuidagi vähikäiku. Kas see on piisav? Ei ole. Kas kõigil on ühetaoline see olukord? Ei ole. Teeme need asjad paremaks. Ükski talent ei tule riiki ainult maksukeskkonna pärast. Absoluutselt mitte. Et selle, ja seepärast on meil palju rohkem pakkuda, kui võib-olla mõnes nurgas seal Silicon Valley's, kaasa arvatud see, mis on see üldine elukeskkond, turvalisus ja kõik muud asjad. Nii et, ja kõige rohkem, kui me lähme tagasi ühetaolise 20% tulumaksustamise juurde eraisikutele, võidavad sellest need inimesed, kes on 1200 kuni 2100 vahemikus. See on päris asi, ei ole vaja tulla rääkima siin, et see on mingi rikaste projekt, ei ole, see on kõikide Eesti inimeste projekt. See suur tööhõive on seotud ka sellega, et 3000 ametnikud tuli juurde eelmisel aastal. Järjekorras jõuame ka riigiblokki juurde, aga Niina ma pean välja tooma, et tõepoolest, kui lugeda programme, sotsiaaldemokraadid on ainsad, kes ütlevad, et alaneva maksukoormusega meil ei ole võimalik seda täiendavat raha panna teadus-arendustegevusse, haridusse, igale poole mujale, et me peame ausalt otsa vaatama, et ei, me ei saa lihtsalt laenu arvelt elada, meil on vaja maksukoormuse tõusu ja nagu Andres ütles, et elukeskkond ei ole ainult maksud, et kõik need inimesed, kes tulevad ka Eestisse tööd tegema, et meil oleks kvaliteetne haridus, et erivajadusega lastel oleks teenused tagatud. Et kui me räägime, et 30 aastat on kõik jube hästi läinud ja ma olen nõus sellega, aga meil on selgelt võlg teatud sektorite ja inimeste ees ja me ei saa selle tasumist kuhugi tulevikku lükata. Aitäh, Raul siia järjekorras. Me oleme osavalt siin põhiteemast nagu kõrvale läinud, räägime haridusküsimustest ja maksuküsimustest, mis on muidugi sellega osaliselt ka seotud, aga kui me alguses hakkasime rääkima TAIest ja teadusarendusest ja innovatsioonist, siis põhimõtteliselt, ma ütlesin alguses juba ka, et tegelikult me peaksime üle vaatama selle arengukava. Kui keegi on seda arengukava silmitsenud, siis seal peale loosungite ja üldiste mõõdikute ju tegelikult ei ole mitte midagi. Me võime ju panna omale protsente, numbreid, rahastada siis haridust, vastavaid valdkondi ja nii edasi, aga kui meil ei ole visiooni, dokumenti korrektset ees, siis me kindlasti raiskame raha, mitte ei kasuta seda efektiivselt. Kuulge, mul on tunne, et selleks, et jõuda ka nagu riigihalduse ploki juurde, ma annaks teile korra nagu sellise väikse pausi, võtta vett ja meil on 2 eksperti siin ka meiega, ITL juhatuse liige ettevõtja Ivo Lasn ja asutajate seltsi juhatuse liige ettevõtja Taavi Tamkivi, et teie peegeldus selle viimasele 3 tunnil. Esmajoones küll seda, et kui eelmine aasta lugesin erinevaid arengukavasid, siis kõik plaanid, kõik olid väga ägedad, aga tihtipeale mul jäi murekoht see, et kuidas me ja kellega me need teoks teeme, et selles mõttes oli nagu rõõm kuulda, et kõik rõhutavad hästi palju hariduse osakaalu, et meil on vaja neid inimesi, kellega oma uhked plaanid teoks teha on kindlasti väga oluline. Kui rääkisime digitaliseerimise poole pealt ja AI-st midagi, siis võib-olla siin jällegi Andrei tõi kõige paremini välja seda, et siin riik peaks eeskuju olema. Üks asi täpselt see, et riik kui tellija, riik kui see, kes siis hakkab oma riigisektori töötajate arvu vähendama tänu sellele, et see oleks nagu üks eesmärk, et see riik kui selline on suur osakaal ikkagi Eesti majandusest, et sealt saab nagu anda ka head initsiatiivi, et küsimusel võib-olla mitte toetus, vaid lõpuks on vaja ikkagi seda mingit tellimust, et see kindlasti riigi poolt ja riigi abiga kõigis sellistel asjadel kindlasti, et kui me räägime ekspordist, et ettevõtted Eestis sa ei saa midagi toimetada, Eesti ettevõtete muidugi suur eelis ongi see, et me ei vaatagi Eesti riiki, me vaatame kogu maailma, et meie turg on planeet Maa. Et siis samamoodi ka see, et kui me teeme mingi riigile
või ühiskonnale mingeid digitaalseid lahendusi, AI-sid, et siis ka riik oleks abiks nende turustamisel igale poole. Et see on ka kindlasti ülimalt oluline, et riigi abi siinkohal, et siis on see, et me ise saame mingid teenused varakult ja odavamalt kätte, isegi kui on ettevõtetel võimalus seda ka hiljem edasi müüa. Hästi suur diskussioon oli siin muidugi e-arvete teemal. Loomulikult jah, meil Eestis on hästi palju ettevõtteid, kus on need suured ettevõtted, kes pakuvad raamatupidamisteenust, aga jah, et e-arvete üks asi on selle võid ära kaotada, aga ärme unustame ära, et järgmisena küsib Statistikaamet su käest suuremas koguses aruandeid, et see peab nagu selle probleemi lahendama, et sa ei vabane raamatupidajast, kui e-arvete peale üle lähed, sest et Statistikaametile peab ikka keegi aruandeid esitama. Taavi? Jah, aitäh, et ma võib-olla omalt poolt ka mõned mõtted, ma proovisin kuidagi kokku agregeerida need sõnumid, mis siit kõrva jäid ja rõõmu tõdeda, et näiteks järgmise 4 aasta jooksul see teadus-arendustegevusele kogu SKT kulu tõuseb ikkagi 3% peale, et kui ma kõik lubadused kokku löön, et siis keskmine tuli 2,8 vist siin. Aga teistpidi ongi sama, et mõte, et maksude alandamine, eelkõige sotsiaalmaksu alandamine aitab ettevõtlust. Teistpidi, kui ma saan selle ettevõtjana selle maksualanduse siis suunatagi otseselt uurimustegevustesse, et minu jaoks see maksu maht küll ei lange, aga see läheb õigemasse kohta, eks siis riik saab anda mulle väga tugeva signaali ja tegelikult mul on hea meel, et ma saan selle suuna võtta, kui mind toetatakse selle suuna võtmisel, et täna ma vabatahtlikult palkan ise doktoreid omale ametisse, aga kui teised ettevõtjad, kes ei tee seda, siis saavad selliseks motivatsiooni kätte, et see on tegelikult hästi hea mõttekäik ja veel kord konsensus tegelikult, kuigi te püüdsite nagu väideldes tegelikult selles punktis tundus konsensust olevat päris hästi. Üks, jällegi see sama STEM või reaalteaduste õpetamine igal tasemel, ülikool on see kõige viimane tase, mulle meeldis Kristjani näide matemaatika magistri ja doktori kohta, ma ei tea, kas sa mõtlesid mind silmas, aga pidasid silmas, aga doktorantuuri poole pealt välja astudes õpingutest oli kõige parem viis just oma ettevõtlust hakata tegema, et seal, eks see optimum seal kuskil vahepeal on, et kõik ei pea olema teadlased, vaid on ka vaja ettevõtjad, kes tulevad pigem just selle magistri tasemelt tihti peale, eks ole. Ja rakendusuuringute keskus, mis on üllatavalt 4. alustala, mis meie e-majandusedu aluseks on, et see on nagu hästi tugevalt siin diskussioonis teemaks on, aga ettevõtjana ma kuulsin sellest vist esimest korda või ükskõik meedias olen kuulanud, aga tegelikult on ka see, et võib-olla asjad, mida riigis tehakse, on super asjad, aga need peaksid jõudma ka selle sihtgrupini veel rohkem välja, kus seda probleemi kõige rohkem on. Ja mulle hästi meeldis, tegelikult ma kuulan seda just sellega, et mis see nagu suur visioon on, nagu siin sissejuhatuses oli ka küsimus, et kuidas te vaatate Eesti arengut pikas perspektiivis ja tegelikult Andres vist ainukesena sõnastas minu kõrva sellesama Finest Estonia ja Thinking in Billions, et mingisugune suur ja võib-olla kohati abstraktne asi, aga tegelikult selle taha saab mingeid plaane ehitada, tegelikult ma loodan, et ka teistel tegelikult see visioon Eesti just selle valdkonna arengu kohta on olemas, et võib-olla teises pooles kuuleme ka seda, et mis see nagu suur pilt on, et need üksikud maksuprotsent siia-sinna on tähtis, aga kuhu me nagu 4 või 10 aasta jooksul tegelikult teie juhtimisel läheme, et seda oleks hästi vahva kuulata veel. Aitäh! Suur tänu teile kokkuvõttes peegelduse eest ja teine osa meie tänasest debatist keskendubki riigikorraldusele, tõenäoliselt tuleb siia sisse ka erinevaid muid lõike, aga me vajame digiriigina neid digilahendusi ettevõtluskeskkonna, elukeskkonna, riigi aparaadi ökonoomseks majandamiseks ja kahetsusväärselt, nagu vähemalt numbrid näitavad hetkel, et Eesti on keskvalitsuse töötajate arvu osas hetkel Euroopas nagu esirinnas just nimelt kasvunumbritelt, et kasvades seal nii-öelda kahaneva elanikkonna juures, et ma alustan siis sellest küsimusest, mis on seotud nende avaliku sektori teenuste ülesannetega, mida oleks võimalik digitaliseerimise kaudu efektiivsemalt parema kvaliteediga osutada. Lugedes teie programme, siis hästi palju üldsõnalisust oli seal, et nagu teha kasutajasõbralikumaks, paremaks, tõhusamaks. Et esimese küsimusena ma annakski siia ringi ja saab alustada siit rohelistest, et mis on see konkreetselt 1-2 avalikku teenust, kõiki korraga ei jõua kohe ära muuta, ära parandada, et mille jaoks teie olete pannud nagu näpu peale,
et see on oluline, millele panna tähelepanu, mida tõesti nagu digitaliseerimine saab efektiivsemaks, kvaliteetsemaks, kasutajale mugavamaks muuta, mis iganes sõnad teie jaoks on olulised. No ma kindlasti väga sellisest rohelisest vaatenurgast lähenen sellele täiesti loogiliselt, võttes, et kindlasti energiasääst võiks olla üks selline, et kui me räägime, mis rohepööre energeetikas kindlasti täna on number 1 teema või ütleme vähemalt top 3 teemade seas võiks Eestis olla, et ja kogu Euroopas ja kogu maailmas, et see on nagu väga oluline teema. Ja kui me räägime digitaliseerimise konkreetsetest võimalustest, siis ilmselt energiasäästu puhul on see kõige realistlikum, et igasuguste tootmisvõimsuste juurde loomine, sellel on natukene vähem nii-öelda digitaliseerimisega pistmist. Et ma paneks oma panuse sinna, et energiasääst on see number 1 asi. Energiasääst. Aitäh. Lähme siit edasi. Andrei Korobeinik. Üks suund on kahtlemata avatud andmete kasutamine. 10 aastat tagasi ma sain auhinda selle seaduse eest, ma ei olnud selle autor, või selleks nagu ainuke autor, ja 10 aastaga tegelikult väga palju tehtud ei ole, et registrid on lihtsalt kinni, erasektor ei saa konkureerivaid riigiteenuseid ehitada ja see kindlasti osa sellest põhjusest, miks meil ametnikke tuleb juurde, sellepärast et riik lihtsalt hoiab kõik nagu enda käes. Ja teine aspekt on selline proaktiivsus, et mul on hea meel, et Eesti.ee on näiteks mobiilis vähemalt nähtav, aga kui sinna sisse logida praegu, siis töölaual mina saan teada, et mul on 2 last ja et mul ei ole kirju. Ja mingisugused, ma ei tea, vihjed selle kohta, et võiks nagu, ma ei tea, maksudeklaratsiooni esitada näiteks. Või rohkem lapsi on. Kuidas on, või rohkem lapsi, ja see on nagu võib-olla, kui sa teeme ära. Kui sa jätad IT-ministrina, siis ma saan aru, see on nagu see rõhk. Et ühtegi sellist, ma ei tea, meditsiiniga seotud vihjed nagu mitte midagi. Et see on peamine e-teenus riigi poolt ja see on tegelikult olematu. Selline proaktiivne lähenemine tegelikult säästaks ka riigisektori raha ja inimressurssi, nii et see on see suund. Aitäh, Kristjan Järv, Isamaa. Jaa, ma arvan, et hästi huvitav teema on tegelikult sündmusteenused, et on sünd, abielu, et need on tegelikult täna juba piloodis, et kui palju on siin räägitud sellest, et juba on tegemises ja et pole kommunikatsiooni, et siis ma kommunikeerin, et tegelikult sealt poolt on hästi palju näha. Ja samamoodi tegelikult avalikus sektoris me aina rohkem hakkame AI-d kasutama, et nii nagu finantssektoris tegelikult ka Maksuamet on siin pilooti teinud ja juba esimese, et see kogu investeering sellesse AI-sse tasus ennast esimese vahele jäänud maksupettusega juba ära. Et need on väga inspireerivad lood ja aina rohkem tuleb siia edasi, aga ma korraks vastaks Taavi küsimusele suure pildi osas. See on hästi keskne küsimus tegelikult kogu selles debatis. Ja see, kuidas vähemalt mina Eesti majandust näen, on see, et me aina rohkem hakkame sellest allhankijatest liikuma oma toodete peale või siis nendeks ettevõteteks, kes teevad globaalsetele teenustele toodetele tehnilist arhitektuuri ja disaini ja läbi selle me suudame oma tarku inimesi aina rohkem ära kasutada ja siin palkudest. Aitäh! Riina Sikkut, kes siis edasi Lavly? Ja vaatamata sellele, et ootus on visiooni järgi, ma pean alustama väga praktilisest teemast, et vaatamata sellele, et me ehitame Rail Balticut ja 4-realisi maanteid, me igal aastal paneme teehoidu raha, aga arvestades, et me oleme üle 20 aasta digiriiki arendanud, seda, et lihtsalt ka jooksvat uuendust, hooldust teha, selleks meil ei ole seni raha olnud ja see on hädavajadus, see tuleb üldse korda saada enne, kui on võimalik midagi sinna peale ehitada. Nii et teeme selle, ma ei tea, baasi või mineviku korda ja siis ma olen Andreiga nõus, et tegelikult see open data ja tegelikult need ka AI puhul algoritmid, et kõik see, mida riik on avaliku raha eest kogunud, teinud, peaks olema kättesaadav. Me räägime tõenduspõhisest poliitika tegemisest, ehk siis, et poliitilised otsused võiksid tugineda andmetele, et me mõjust aru saame. Miks erasektor peaks
kinnisilmi teenuseid arendama, kui meil riigina on ükskõik, kas liikuvusandmed, terviseandmed, haridusandmed olemas, me saaksime ka riigina tagasi, et kui need on innovaatilised lähenemised, näiteks haridussektoris, me saaksime neid kasutusele võtta. Hästi kiire repliig on lihtsalt, tegelikult baasrahastusse läks nüüd taakvara probleemidega tegelemine sisse. Me jõuame baasrahastuseni ka, aitäh Lavly, Andres ja Raul Siem. Ma alustan sellest, et parempoolsed käisid välja ka oma kärpekava, sest selge on see, et kui riik paisub, siis see on kõike muud kui head innovatsioonile. Näitasime ära täpselt konkreetsed kohad, alates kuni selleni välja, et kus on need keskaparaati ametnikud, kust saaks ka koondada, kus tuleks soodustada just nimelt andmete kasutuselevõttu, andmete ühendamist, sellepärast et endiselt on ju silotornid. Ja see on kindlasti üks koht, et me peaksime minema kaasaegsele moodsale riigi juhtimisele, kus me kasutame andmeid. Olles ise võidelnud neid võitlusi, et tänapäeval ei ole vaja enam inimesel dokumente koostada, las seda teeb masin. Et meil on vaja andmeid ja masin koostab dokumendid ehk tegelikult kogu see haldusaktide automatiseeritus on üks koht. Teine, jällegi mõtleme nüüd sinna ettevõtja kingadesse ennast, et see sama ühe akna printsiip peaks ikkagi nendeni jõudma, et just nimelt, et kui sa riigiga suhted, esitad statistikale või maksuametile andmed, et siis sa teise kohta ei esita. Ja üleüldse jällegi rohkem andmepõhisust. Samamoodi nõus ka selle avaandmete laiema kasutamisega, aga me ei saa nagu jätta siin nagu märkimata, et kust me selle kõik võtame, kui me makse ei tõusta. Et siin on parempoolsete selge seisukoht, raiskame vähem. Ehk kui me täna nagu võtame vastu otsuseid, nagu see absurdne lastetoetust eelnõu, mis näitab nagu kõike, halvas ka IT-d, et me tegelikult ei suutnud IT-s valmis olla, sisuliselt me tekitame ühiskonnas kaose ja me kulutame selle peale 30 miljonit. Ja nüüd me hakkame otsima ametnikke, 20+ ametnikku, kes hakkavad käsitööna siis tegelema sellega, et kellele toetusi, neid absurdseid toetusi välja, siis sellest algabki, sellest riigi eeskujust, sellest riigi käitumisest, sellest, kas meil on riigimehelikkus või meil on nagu rumalus. Ma teen kommentaari vahel. Idees on see väga hea, aga me peame suurusjärkudest aru saama. Isegi kui me mingi 80% avaliku sektori tegevuskulusid kärbime, sellest ei piisa, et katta Reformierakonna maksusoodustust jõukamatele. Proovime olla teenuste juures, et mis on need avalikud teenused, kus digitaliseerimine annab tulemuse, sest vastasel korral me lõpetame kõigi küsimustega nagu maksu osas, et mis on ka oluline debatt, aga mitte tänase nagu formaadi teema. Et Andres Sutt, mis need teenused on Reformierakonna et ma luban korraks olla siis mitte noorpoliitik ja siis hüppan kohe noorpoliitikuks tagasi, et ei ole Riina niimoodi, et sellest võidab kõige rohkem keskklass, kui me taastame ühetaolise maksuvaba miinimumi ja likvideerime maksuküüru. Ei, mõtle suurusjärgus. Suurusjärk 340 miljonit on potentsiaalselt saamata või vähem laekuv tulu. Aga 2000, kui tuli ettevõtte tulumaksureform, mille tulemusel reinvesteeritud kasumilt tehtud investeeringuid ei maksustatud, siis maksulaekumine kasvas. Ehk me ei räägi mingite kulubaasi tõstmisest, see on oluline, see on fundamentaalne erinevus, millest saavad kõik ettevõtjad aru. Nii, nüüd rääkides seos on täiesti olemas. Digiriigis, kasutajakesksus, nutiseadmes ja küberturvalisest. Need on nagu 3 asja, mis on kõige olulisem, sest ma arvan, hästi oluline mõista, et sa soovid teada, eks ole, mis on see üks asi, aga mis on see mets, mida me näeme? Et me peame nagu seda suurt pilti mõistma ja siis otsustama, eks ole, et millises järjekorras, milliste teenustega me läheme rohkem kasutajakeskseks, lähme nutiseadmesse ja teeme seda kõike küberturvaliselt. Sa võite küsida, et miks ma siis midagi ei teinud. Aga miks ma midagi tegin ja tegin just seda, mis ma tegin, oli see, et ma pärisin alarahastatud ülalhoiukulud, puuduliku küberturvalisuse rahastuse. See oli see, kuhu mina oma fookuse panin. Ja me ei saa ehitada digiühiskonda ja digiriiki väga ägedaks ja siis ühel hetkel avastada, aga meil tegelikult küberturbe peal raha ei olnudki. See oli fookus ja prioriteet, aga me ei saa nagu nagu sammuga kõiki neid asju valmis. Et selles mõttes, et vaatame seda suurt pilti, eks ole, seda metsa, mida me tahame kujundada või näha ja siis vaatame, et mis on need õiged puud, mida me tahame seal pargis kasvamas näha. Raul Siemil oli järgmisena käsi püsti. Mul on ka veel vastu. Ja, et põhimõtteliselt siin on väga palju õigeid asju ju ka kõlanud. Ma tahan öelda seda, et meil on õnneks lõppenud see arutu arendamise periood.
ehk siis kus siis arendati meeletult, tulid need rahad siis RRF-ist või ERF-ist või kust iganes, aga ülalhoiule... RRF-i rahasid veel ei ole laekunud, ootame esimest makset sel aastal. Aitäh. Ja sisuliselt tähendab see seda, et ülalhoiule ju raha ei arvestatud. Nii et me oleme täna tegelikult andmebaasid on meil olemas, ma arvan, et lihtsalt andmebaase ehitada ja lihtsalt andmebaaside pärast ei ole mõistlik, meil on vaja ristkasutada andmeid ja ma olengi eelkõnelejatega nõus, et nii elusündmuste, elukaare projekte pluss siis ettevõtja vaade, need kõik on need, millised andmed meil on täna tegelikult olemas, need tuleb lihtsalt tööle saada. Nii et need on esimesed vaated, millega tegeleda. Kristiina Kallas ja siis Eesti 200 on palju ja pikalt rääkinud sellest personaalsest riigist ja me saame aru tegelikult, et kõike korraga ette võtta 4 aasta jooksul. Me lihtsalt ei jõua ja me oleme erakonnas pikalt mõelnud, et mis on need riikliku teenuse valdkonnad, kuhu tuleks esimesena nagu sisse trügida. Ja meie jaoks on seal 2 valdkonda, kus meil Eestis täna raha põleb, riigi raha põleb. Üks neist on sotsiaalteenused ja kogu sotsiaalhoolekande valdkond, seal ikkagi meeletult raha põleb, et ma pidin ikkagi kreepsu saama, kui ma kuulsin Sotsiaalkindlustusameti juhi käest, et iga kuu tehakse enne pensionimaksete väljamaksmist Excelis käsitsi kontroll pensionäridest, kes on ära surnud. Et ei makstaks surnud inimestele pensioni, käsitsi tehakse seda. Rahvastikuregistrist võetakse andmed ja seal on inimene, kes siis käsitsi kontrollib, kas see inimene on surnud või mitte. Et sotsiaalhoolekandes on meil ka ametnike arv viimasel aastal kasvanud tänu millele, tänu sellele, et me hakkasime neid energiakandjate toetusi maksma, milleks oli vaja taotlusi ametnike juurde võtta ja selleks, et meil Ukraina põgenikele toimetuleku toetust välja maksta, üüritoetust välja maksta, selleks me olime vaja ametnike juurde võtta, et seal tegelikult raha põleb ja seal on vaja ikkagi tõsiselt leida nutikad lahendused andmete ristkasutusega ja ma kujutan ette, et ettevõtjatel on ka see huvi olemas, sellepärast, et kõik teised riigid on täpselt sama asjaga hädas, et ehk siis, et seda tulevikus müüa, seda võimalust on nagu päris suur. Ja teine koht, kus raha põleb Eestis, on transpordikorraldus, üleriigiline transpordikorraldus, et see kurikuulus tasuta maakondlik ühistransport ja tasuta tühjalt sõitvad bussid, see nõudepõhine transport, millest on hästi palju räägitud, aga ma arvan ja ma loodan, et me teeme selle lõpuks ikkagi ära, et inimesed saavad päriselt sõita sinna, kuhu neil vaja on ja me ei kuluta raha. Aga nüüd 3, mis ei ole kulutamise koht, aga mis on investeeringute koht ja kus ma arvan, et riik võiks ka väga palju investeerida just nimelt sellise andmekasutuse nutikusega on ikkagi see haridustehnoloogia valdkond, digiõppe ja nende võimaluste arendamine ka rahvusvaheliselt suuremas mastaabis. Need 3 asja meie jaoks. Martin. Ja, et nüüd kommenteeriks seda e-riigi teenust mobiilis, et ennem oli päris põnev, kuidas kõik ministrid ja endised ministrid viskasid siin käe püsti, et kui suured teened neil on Eesti riigi ja rahva ees, et siis e-riik mobiilis keegi ei taha siin võtta endale seda häbiplekki, et mina ei ole seda korda teinud. Et nüüd, Kristjan tõstis käe püsti, et tema on süüdi. Kuule, see on juba tehtud, kas sa ei tea? Loe uudiseid palun. Siis valida mobiiliga näiteks ei saa, valida mobiiliga ei saa, et see on kindlasti ma ütleks, et peaks olema juba tehtud ammu. Teedeehitusest rääkisime siin, siis ITL-il oli ka suurepärane ettepanek, et kiire interneti ja kommunikatsioonid võiks liikuda koos teeehitusega. Absoluutselt väga hea ja väga roheline mõtlemine, teeme need asjad koos ja kiiresti ära. Ja samuti oli see transpordi teema, millele võiks väikese kommentaari anda, et see transport, nõudepõhine transport ka, ma arvan, üli suurepärane idee arvestades, kui hajutatud riik Eesti on ja tegelikult ma arvan, et võiks olla ka nõudepõhine, et sa võiksid saada oma ehitussodi ja igasugused muud asjad ära viia ja ei peaks neid kuskile metsa alla kärutama. Ma sellele asjatundmatele kriitikale kiiresti vastaks ära. Et ta on konkreetselt vale väited, ma vastaks sellele ära. Aga meil on järjekord. Kristjan, võtame järjekorras, et Lauri, Kristjan ja siis Riina. Ma sain aru, et see on tore, et meil on selline andmeristkasutus, haridus, kõik ühisosa on 2 olulist teemat, mida veel tõstatada mu meelest, mis tuleks kohe lauda panna, sest muidu me tegeleme ainult homsega, aga me peaks tegelema ülehomsega. See, et milline on Eesti riik 20 aasta pärast, eks ta võiks ju olla selline jõuka rahvaga maa, ja siis tuleb kõik see ilus lugu ja selle eeldused on kõik need peakontorid ja arenduskeskused. Aga 2 asja.
mis läheb nagu kiirrung vastu seina, üks on kogu selle digimaailma rahastamine, mis on ju projektipõhine ja EL-i rahadega, et küsimus, mis saab 5 aasta pärast. Ja see eeldab poliitikutelt väga selgelt otsustusjulgust, need on ebapopulaarsed otsused, aga see tuleb ära lahendada, mis saab 5 aasta pärast, kuidas me edasi läheme, ja teine küsimus on loomulikult omanik. Ehk olgem ausad, ega ikka ei ole seda omanikku, kuna meil ei ole selget eesmärki, visiooni, kokku lepitud seda sihti, kuhu me riigina kõik koos läheme. Siis ongi nii, et ega ikka ei tule IT-minister Justiitsministeeriumile ütlema, milline on prioriteet. Justiitsministeerium ei saa öelda siseministeeriumile, millised on prioriteedid. Et see juhtimine peab muutuma valdkonna üleseks. Valdkonna ülene juhtimine. Kristjan. Jaa, aitäh. Ma lihtsalt hästi kiiresti vastan sellele mitte liiga kogenenud kriitikale, ehk siis mis meie M-riigiga on. Punkt 1, M-valimised. Kui me augustis seadsime prioriteete IT teemade osas, siis jah, me rääkisime sellest, et on võimalus, et me jõuaksime võib-olla õigeks ajaks selle M-valimistega välja. Aga see on ikka nipet-täpet prototüübi värk ja kas Riigikogu valimised on see koht, kus me tahame lihtsalt põlva otsas asju teha. Pigem ei, järgmine aasta on Euroopa Parlamendi valimised, selleks ajaks on kindlalt M-valimised kohal. Teine teema on augustis, me sõlmisime koostööle kokkuleppe Ukraina IT-ministriga, ehk kui meil läks põhimõtteliselt XT 2019 sinna, siis täna tuleb nende DIA-äpp, kus on 18 miljonit kasutajat. Me saime selle koodi ja täna istutame seda Eestis meie XT peale ja kutsun teid kõiki testijaks, meil on mingi 1500 testijat kirja pannud, veebruari lõpus peaks hakkama pihta. Ehk tulge, testige ja elame koos õndsalt mobiilimaailmas. Riina Sikkut. Jaa, ma olen M-valimiste puhul asi ei ole tehnoloogias või lahenduse valmisolekus, vaid selles, et meil on terve rida erakondi, kes kahtlevad e-valimiste usaldusväärsuses ja arvestades seda, et meil olukord on valimist potentsiaalselt pingeline, siis kas on mõtet sellist vaidluskohta avada. Aga ma tahtsin kommenteerida transpordikorraldus taas. Ma olen Kristina hinnanguga tasuta ühistranspordile nõus. Ei ole sellist jama tegelikult vaja, kui see ei vasta inimestele ootustele. Aga see võit sealt, kui me ta kaotame, on 7–15 miljonit, nõudepõhine on kallim. Ehk siis, kui me tahame saada transporti... Aga see töötab inimene, saab kasutada seda. Ma tahangi seda öelda. Sõida vähemalt sinna, kui vaja. Just, ma tahan öelda, et sisulise asjaga ma olen nõus, aga need, mida kirjeldatakse kiire rahalise võiduna, sealt ei tule vabu miljoneid, mida kuhugi mujale suunata. Ja teine asi, see eurorahast väljumine, see väga tõsine teema. Meil on tegelikult vaja iga-aastaselt, eriti kui me ei taha projektipõhist rahastamisest, vaja oma eelarvest mitme protsendi võrra SKP-st rahastada täiendavaid kulutusi, kui me seda ei saa teha eurorahast. Ja küsimus on, kust see kate siis tuleb? Püsime nende e-teenuste juures nii palju kui võimalik. Andres Sutt, Andrei Korobeinik ja siis Raul Seemir õige käsi püsti. Jaa, rangelt e-teenuste piires, et selleks, et saaks kõiki neid toredaid asju teha, kasutajakesksust, mobiilirakendust, tuli kõigepealt korda teha baasvajadused. See, et meil oleks küberturvalisus olemas, et meil süsteemid ei kukuks kokku. Ilma selleta on mõttetu ehitada mingit mobiilividinat, mis tegelikult tekitab ainult turvaauke juurde. Et see oli see, kus oli minu fookus. Kevadel sai ka ülesande antud digitiimile, et aasta lõpuks oleks olemas nutiseadmes kasutajalahenduste teekaart. Nii et väga hea, et see on töösse võetud ja tehtud. M-valimistega tegelikult on sama lugu. M-valimised prototüübina said ju valmis. Et nüüd on vaja teha ainult turvatestimised. Kas oleks jõudnud, ma ei tea, ega ma ei saa mitte kunagi teada. Minu eesmärk oli see ja novembriks seda valmis, et kui oleks siiski võinud võib-olla proovida, kas need turvatestid on edukad või ei ole, kui oleks olnud edukad, oleks saanud edasi minna, seda proovimise valmidust ei olnud, so be it, aga järgmiseks korraks on asjad olemas. Ja viimane punkt, selleks, et me päriselt jõuaks kasutajakeskuseni, peab iga minister, kellel on kliendi ots, tegelikult selle vastu huvi tundma. See on nüüd, kui keegi arvab, et IT-minister on see, kes disainib teenuseid. See ei tohi nii olla ja see ei ole niimoodi. Aitäh, Andrei Korjani. Ja ma võib-olla enda harimiseks küsin Riina käest üle, et sa ütlesid, et mingi terve rida erakondi on, kes e-valimiste vastu on, et reas on 3 vähemalt, eks, et kes need on siis?
Meil lihtsalt selliseid eksisteerib, ma ei tea, ma olen ka kahe vahel, kes on olnud e-valimiste suhtes Keskerakond ühena näiteks Keskerakond väga e-valimiste poolt, e-valimiste algavad 2 nädala pärast ja saab Keskerakonna poolt hääletada. Seekord saab või? Seekord saab ja eelmine kord sai ka, aga kui rääkida sellest visioonist, siis ma arvan, et M-valimised, Eesti.ee ja nii edasi on tegelikult väga oluline teema, sellepärast, et riigid tegelikult muutuvad sellisteks teenusteks, et täna me konkureerime inimeste pärast ja 10 aasta pärast inimesed valivad riigi mitte selle järgi võib-olla, kus nad elavad, vaid selle järgi, kes pakub sellist paremat teenust, kes on mugavam ja nii edasi, et inimene võib elada Eestis, aga kasutada mõne teise riigi või mõne teise firma teenuseid ja sellepärast e-riigi teenused on meie konkurentsieelis, e-riigi teenuste programm on meie konkurentsieelis ja meie visioon võikski olla see, et Eesti on kõige mugavam riik tulevikus. Täna ta see ei ole, aga võib-olla 5 aasta pärast siiski on. Aitäh ja Raul siia. Ma ka millegipärast sarnaselt Andreile, et kuidagi tundsin ka, et äkki puudutatuna. Tegelikult ma tahan üle toonitada lihtsalt seda, et e-valimiste ja kui sellise digiteenuse vastu tegelikult ju ei ole midagi. Küsimus on ainult selles, kuivõrd turvaline ta on. Kuivõrd turvaline ta on. Ma teadsin, et midagi seal oli nagu. Ja tegelikult ma ütlen ka seda, et Kristjan väga hästi, tark ei torma, sellepärast, et me peamegi veenduma nendes turvalisuses ennem kõike. Meil on see probleem, et me millegipärast kuidagi väga kiivalt seda e-valimiste temaatikat kaitseme just sõltumatute pilkude eest, ehk siis sõltumatute audiitorite eest. Et mul on millegipärast on selline mulje jäänud, et vabandage, kui ma eksin, aga ühtegi sõltumatut audiitorit pole veel sinna kallale lastud, nii et proovime siis M-valimistega seda viga parandada. KPMG käis seal kallal, eks ole, ja KPMG tõenäoliselt auditeerib ka mõnda firmat, kes siin eksisteerib. No ta ei ole EKRE sõltumatu audiitor. Nii, kuulge, üks teema, mis on siin laua peal juba mitu korda käinud ja siia ruumi tulnud, on seotud IT baasrahastamisega. Ma küsiks nüüd kõigilt erakondadelt sellise lihtsalt punase ja rohelise küsimuse, et kas toetate digiriigi toimimiseks, arendamiseks ja turvariskide ennetamiseks iga-aastase IT baasrahastuse suurendamist? Kahe käega toetate. Nii, väga hea, aga siis ma alustan Andrei Korobenik, see on ikka väga selline vale mõtteviis, et kui me suuname rohkem raha riigisektorisse, siis me jätkame tänast olukorda, kus iga aasta tuleb 1% ametnike juurde, kus iga aasta suureneb esitatavad aruannete arv erasektori poolt. Meie eesmärk on ikkagi see, et erasektor tuleks appi ja kahtlemata on rahastus vajalik, aga meil on vaja teadlikkust tellija poole pealt, et riik peaks aru saama, mida ta üldse tellib. Sellepärast, et täna on päris tihti sellist olukorrat ette tulnud, kus teenus saab valmis, aga selgub, et seda kasutada väga ei saa. Ja teiseks, kui me jätkame seda, et tavaandmed on kätte saamatu erasektori jaoks, siis me võime suurendada seda rahastust lõpmatuseni. Me võime jõuda ka Euroopa 5, siis ütleme, selles mõttes rikkama hulka, et me kulutame kõige rohkem raha IT-sektori peale, aga teenus sellest ei parane, vaid halveneb. Nii et minu arust peab ikkagi targalt ehitama, mitte kulutama rohkem raha. Ja kommentaarid tulid. Jaa, kommentaar, täpselt vastupidi, et kui me suurendame eelarvet, millega taakvara probleeme lahendada, siis tegelikult me hoiame palgakuludelt kokku, sellepärast, et seda tädifaktorid ei pea enam seal taga mürgeldama, vaid meil on tarkvara, mis on turvaline, mis töötab. Ma tahtsin seda öelda ka, et see baasrahastuse suurendamine ei tähenda, et suurendame nagu jällegi lihtsalt nagu riigi kulutusi, et seda tuleb vaadata kontekstis teiste otsustega, et parempoolselt, kui me räägime ikkagi just nimelt sellest kärpekavadest, et ametnikkonnast nagu siis maha võtta, seda tööjõudu maha võtta ja suunata nagu sellisel targa riigi juhtimisel. Et teine, jällegi me jõuame nende Euroopa Liidu rahade juurde tagasi, miks me peame oma baasrahastusele otsa vaatama. Ja kolmas muidugi on hoopis see küsimus, et mis jäi enne võib-olla märkimata, et üks suur küsimärk on IT-majad, riigi IT-majad, et eelmine aasta tuli veel üks juurde. Et
tegelikult tekitab küsimusi, et see nüüd ongi nagu see turu solkimine, kuigi me teame, kes on avalikus sektoris olnud, et ju peaaegu on nagu hästi lähedal see teenus, kui me vaatame riigimehelikult, siis me saame aru, et see on koht, millele tuleb otsa vaadata, kas seal on kulukoht, mida saab kokku lükata ja kuidas seda teha nii, et ikkagi teenuseks kvaliteetseks. Sest muidu me lihtsalt solgime turgu ja pigem peaks õppima riik, mitte ainult IT-s, see on tegelikult laiem nagu suhtumine, kuidas ära kasutada ja koostööd teha erasektoriga, mis ei oleks pelgalt koostöö, vaid tegelikult juba võrgustik. Ühe lausega lihtsalt, enamus IT-majad on analüütikud, ehk riik oleks tark tellija. Progeasi väga paljudes IT-majades ei ole. Mida ettevõtted räägivad, on see, et kõige hullem on siis, kui riik ei oska tellida, mida tahab. Riik peab olema tark tellija, see on eeldus. Nii, aga kui ei ole IT-majas, kus on analüütikud, kes saavad aru, mida tegelikult poliitikud tahavad, siis on probleem. Vabandust, aga see on nagu, kui sa oled vähegi püüdnud ehitada midagi IT-süsteemi, siis sa tead, et aeg-ajalt on nagu luik, haug ja vähk. See on niimoodi, et mulle väga meeldib IT-meestega koos töötades, nad saavad aru, et mis on visioon ja nad suudavad tõesti väga kiiresti progeda visiooni, see on väga lahe. Aga nad on nagu luiged, siis on poliitikud, kes ei julge otsuseid teha, on nagu haugid, kes kipuvad minema sinna muda poole ja siis on see bürokraatia ja selline täitevvõimu pool, kus tuleb bürokraatia, mis kisub hoopis tagasi. Vaat sellest tuleks lahti saada ja panna nagu 3 võimsat ratsut ühes suunas. Häma see on. Andres Sutile ja siis Martile. See on, mille vaata ringi. Sa ei ole ilmselt käinud haldusalas. See sama üks ja konkreetne näide, riigi IT-keskus. Eesmärk oli just nimelt see, et konsolideerida erinevate IT-majade pealt kokku baasteenused ja baasvõrk ja töökohaldus. Kas kõiki neid asju, mis täna on plaanitud, peaks jätkuvalt riik ise tegema, ma arvan, on alati läbirääkimiste koht, et kui erasektoril on see toode või teenus olemas, väga palju asju saab sealt sisse osta. Kui te ei ole praegu sellega rahul, mis on, siis tuleb istuda laua taha ja toimetada. Ja samamoodi, kui ma ennem ütlesin, et kogu keskkonnatemaatika on seotud ka meie digiühiskonna ja digiriigiga, siis sama RIT-i ehk siis riigi IT-keskuse loomisega selgelt CO2 jalajälg väheneb. Sest me konsolideerime serverid, mis ennem olid igal pool laiali, ma arvan, et äkki mingisugune 50 pluss 85 või 85, et nagu tohutu kogus, eks ole. Ja sealt tuleb palju nagu häid asju. Ja küberturvalisuse riskide vähendamine. Plus küberturvalisus ja kõik see, nii et andke nüüd nagu siin ka natukene aega toimetada ja kui eelmine aasta tuli uus juurde. Ei, aga see sama uus konsolideeribki. Et ega siis EAS-i KredExi ühendamine ei olnud ka ju mingi tohutu kulu efektiivse projekt, et me paneme nüüd 2 asja kokku ja selle tulemusena võidame, ma ei tea, 100 000 või miljon. Point oli ikkagi selles, et teha võimekas organisatsioon, mis aitab ettevõtetel paremini edasi jõuda ja otsustusjulgusest minul isiklikult puudu ei ole. Rohelised ja Eesti 200 ka veel vahepeale saaks sellesse teema. Andrei Korobeinikut saan rahustada, et tõenäoliselt kõik, kes tõstsid üles rohelise ja ütlesid, et tuleb kulusi suurendada, et nad ei mõelnud seda, et tuleb lolli raha juurde panna, vaid ikkagi tarka raha tuleb juurde panna ja tegelikult me peame lihtsalt ausalt ütlema seda, et kui me tahame, et Eesti positsioon maailmas säiliks sellisena, kus me oleme harjunud, et me oleme digiriigina ja me vaatame seda, et igal pool kulud suurenevad, siis ei ole varianti, et nad vähenevad. Et see lihtsalt nii lihtne ongi. Ja Andres rääkis enamuse asjast ära, mis ma tahtsin öelda, et poliitik ei pea kordama, mida teine poliitik tarka juba rääkis. Et minu arvates on, just, väga tark jutt oli, et minu arvates on, kui me selleks, et raha tulevikus vähem kuluks, on teda praegu vaja rohkem sinna investeerida. Ja see on see, mis meil IT-süsteemides baasrahastus täna hädasti vaja on. Et kui me jätame selle investeeringu tegemata, siis meil tulevikus seda potentsiaalset kokkuhoiu kohta sealt ei tulegi. Lihtsalt ei tulegi ja nii lihtne see on. Nii, tänud, kuna me jõuame... Siin kõlas see raha mingisugune IQ nagu mõõtmine, et kui me vaatame seda, mis on olukord näiteks Ameerika Ühendriikides või Inglismaal, kus avatud andmete seadus oli vastu võetud peale meid, kohe suhteliselt peale meid, ehk siis hiljem, siis seal viimased 3 aastat on IT riigipoolne investeeringute osakaal SKT-s langeb tegelikult, mitte ei tõuse.
aga nemad on meist jõudnud ette. Ja noh, rääkida, et see tark raha tuleb lihtsalt sellepärast, et nüüd tuleb, ma ei tea, uus valitsus, kes on targem, siis see on päris naiivne, et me peame ikkagi eesmärgiks panema seda, et riik mõtleb, kus kohast tulevad suuremad kulud ja kuidas ta saab säästu tänu koostööga erasektoriga. See ei ole sobiv võrdlus, meil on 100% teenustest digitaliseeritud USA-s ja Suurbritannias. 100% teenustest digitaliseeritud. Korra nagu joone alla, sest vaadates kella, see 1,5 tundi on väga kiirelt läinud. Ma jätan teile nüüd paariks minutiks mõelda nagu nii-öelda oma partei poolt nagu lõpulauseks IKT-sektorile, IKT-valdkonna inimestele, inseneridele, doktorantidele, kellele iganes, et mis on see, mida te tahate ühe lausega öelda ja annan korraks meie ekspertidele peegelduseks jälle aega, et Ivo, Taavi, et kui te nüüd kuulasite riigikorraldust, teie tagasi peegeldus lühidalt. Oli väga palju huvitavaid mõtteid, et ühelt poolt jällegi et siin on kindlasti IT-teadlikud inimesed, et kui nüüd kõik see kokku panna ka koalitsioonilepingusse lõpuks, et ikkagi see baasrahastus oleks ikkagi konkreetne, et ka seal inimesed kõik saavad aru, et tänasel päeval see meie e-riik, see põhimõtteliselt sama nagu Tallinn-Tartu maantee, mida sa pead hooldama. Seal küll auku keegi näeb, e-riigis tavakasutaja ei näe seda auku nii lihtsalt, kuni lõpuks on midagi päris katki. Et selles mõttes mõttelaad, kui selline on väga hea, aga see peab nüüd jõudma ka koalitsioonilepingusse ja tegudesse. Kindlasti ka transpordi pool loomulikult et see ongi see, et ühelt poolt kõigil tasuta, aga ta ei vii sinna, kuhu sa tahad ja millal sa tahad, et see on kindlasti oluline punkt. Aga õhuke riik on see, mis on ka meie sõnum ikkagi endiselt, et teeme asju, kui me ka konsolideerime mingeid teenuseid, siis need peavad olema ka niimoodi, et organiseeritud, et ka erasektor saab sinna sisse konkureerida, et tänasel päeval nagu ka riigi kinnisvara puhul, et küll tehti riigi kinnisvara, aga erasektor saab konkureerida, aga EAS-i KredExi ühendasutusel oli võimalus võtta parem teenus erasektorist, mitte võtta riigi kinnisvara käest näiteks. Aga seal ongi ka see, et üks asi on need töökohateenused, teine asi, mis ma tahaks näha hirmsasti, on just see, et tulevad konsolideeritud teenused, mis ka kohalike omavalitsustele laienevad, et sealt selle säästu täpselt see, et mida Laavli Pering hästi palju tõi välja, et sotsiaalabi poole peal on meil väga palju manuaalset tööd, et suudaks ka keskselt toetada neid kohalikke omavalitsusi, jällegi, et kus saavutame säästu inimtööjõu näol, jällegi, ja see inimtööjõud, mis kui meil elanikkond järjest väheneb, siis meil on seda vaja nii erasektoris ja meil riigisektor peab ka järgnevate aastate jooksul ikkagi, mis me arvutasime, et kuskil 600-700 inimest aastas kokku tõmbama, mitte juurde võtma inimesi tööle. Aitäh, Ivo, Taavi. Jaa, aitäh, see oli palju ägedam osa sellest diskussioonist kui esimene pool. Just minu enda mõtte otsast mõeldes, kui avaküsimus oli see, et kas riigisektor on liiga suur ja peaks vähendama või praegu hoopis kasvab, et ma mõtleme selle peale tänu teie diskussioonile, et üks ettevõtja kunagi ütles, et ei tasu karta mitte liiga suuri kulusid, vaid liiga väikeseid tulusid. Ja kas Andres vist või kes on korduvalt öelnud seda ka, et Eesti riigis on üks ministeerium, kes tekitab tulusid ja tegeleb tulude loomisega ja ülejäänud kõik kulutavad, eks ole. Et tegelikult selles on küsimus, et kui me võtame mõnikümmend tädi vanu juurde, kes lähevad Excelisse sisse asju, mis tegelikult toovad 10-kordselt tagasi ettevõtjale, on siis uued doktorikraadiga inimesed, toksime siis tunnistusi või doktorikraadi aukirju või kes loovad uusi viisasid, et siis tegelikult see riigisektori kasv tegelikult võib olla ka väga positiivne, kui see toob ettevõtlusesse 10 kord rohkem tagasi. Ja sellest, Lavly vist ütles ilusti ka selle kohta, et me tahame olla jõuka rahvaga riik, et kui tekib selline eesmärk, et rahva jõukus, mis on ka siis vaimne ja vabadus ja tervislik, et kui see on see visioon, mille suunas me töötame, siis vabalt tõstame oma riigisektori suurust veel 5 korda, kui ettevõtjad kasvatavad seda väärtust 50 korda, kui see sektor aitab. Ja neid asju, mismoodi sellega teha, on need avaandmed ja on need automaatvahetused ja paremad äpid ja kõik muud asjad, see on nagu, kuidas seda asja teha, eks ole, see on juba teisejärguline. Aga kui meie riik on see, et me eesmärk on olla võimalikult vähe kulutada, siis meil ei teki ka seda jõukust, et see on meil põhimõtteline suund, mis on vaja võtta. Ja viimane soovitus, et e-valimiste üle siin diskussioon oli, kas mobiiliga saab või ei saa, et ma kardan, aiman, et teil võib-olla pole aega minna koolivaheajal puhkama peredega, küll aga kõik need, kes lähevad puhkama, et siis soovitati meeles pidada, et mobiiliga ei saa valida, selleks on vaja läpakas kaasa võtta oma
puhkusesaarele või mägedesse selleks, et valimised ära teha, et see on üks murekoht, pisikene, aga siiski oluline, et paljud inimesed ei jääks valimata, valimas käimata, sellepärast et ei taibata laptopi kaasa võtta endale puhkusele. Suur tänu, Ivo ja Taavi, tagasi peegeldamast. Nüüd on see koht, kus üks lause tõesti kõigile lõpetuseks ja kasutage seda siis targalt, et kes on valmis alustama, et Kristjan Järvalil käsi püsti. Ma arvan, et Isamaa kõige olulisem sõnum on hoopis väljakutse. Väljakutse ITL-ile selles mõttes, et tulge, teeme riigiga koos selle väärtushüppe ära. Et kui meil on Eesti tööstuse lisandväärtus 56% Euroopa keskmisest, seal on palju tööd, mida me saame koos ära teha. Teeme selle hüppe ära ja tõstame seda lisandväärtus Eestist, sellepärast Eesti tuleviku, ma arvan, et majandusedu peitubki 3 asjal. Targad inimesed, hea maksusüsteem ja 3. vastuvõtlikkus uutele tehnoloogiatele. Olgu need isejuhtivad autod, AI ja seda kõike me saame koos teha. Aitäh, Kristjan. Aitäh teile. Ja mina olen täiesti nõus sellega, mis Taavi ütles, et mitte alati ei pea vaatama võimalikult vähesid kulusid, kui on vajalik investeerida jõukuse kasvatamisesse. Seal tegelikult peab riik selgelt paika panema prioriteedid, et kuhu peab riik investeerima senisest rohkem selleks, et see jõukuse kasv tegelikult tuleks. Lihtsalt niimoodi laiali määrida kõigile võrdselt ja vähe ei anna mitte mingisugust efekti. Ja ma olen täiesti nõus sellega, et Eesti inimeste jõukuse ja heaolu kasvatamine on teema ja eesmärk number 1. Ja see loogika on seal see kõigepealt targaks, selle tulemusena tervemaks ja kui me oleme tervemad ja targemad, siis me oleme ka rikkamad. Nii et see on see investeeringu loogika. Aitäh, Andres Sutt. Ja, nii et seame ambitsioonid miljardites, mõtleme tulude suurendamisele, mitte sellele, kuidas kuludega väikseid asju korda teha. Sellega tuleb ka tegeleda, aga kõigepealt tulude pool ja digiühiskonnas 3 asja. Kasutajakesksus, nutiseadmes, küberturvaliselt, sest julgeolek on see, mis defineerib meie järgmised 4 aastat. Aitäh. Parempoolsete tuum on see, et riigi suurim väärtus on iseendaga hakkama sav inimene. Nii et see Eesti, mida parempoolsed ehitavad, on tugeva majandusega, targa rahvaga riik, kus elavad jõukad ja õnnelikud inimesed. Ja jõukus on see, et sul on siin oma kodu, oma maatükk ja kui sul on see olemas, siis sa hoolid kõigest sellest, mis on sinu ümber, loodusest, Eesti kultuurist. Sa tahad seda jätta tulevastele põlvedele, seod oma tulevikuplaanid Eestiga ja kui käid ära, siis tunned seda nähtamatut side selle riigiga ja selle kõige taga on kõik muu. Nii et majanduskasv ja julgeolek või mitte, tegelikult iseendaga hakkama saavad inimesed on kõige tugevam julgeoleku garantii. Ja selle jaoks tulebki ju lühiajalist ja pikaajalist perspektiivi väga hästi tasakaalustada. Nii et ühelt poolt see IT baasrahastuse korda saamine ja ainult selle peale saab siis ehitada visiooni, nii et baasrahastus, haridus, eriti siis STEM erialad, nii lasteaiast kuni kõrghariduseni ja see fookuse leidmine. See, et meil oleks tegelikult erakondade ülene kokkulepe selles osas, mida me teeme maailma tasemel. Ja me ei saa kõikides valdkondades olla maailma parimad, aga meil on selge eelis. Meil on need tugevused, mida mängida suureks ja mille peale seda kasvu rajada. Aitäh. Andrei ja siis Raul. Ja, et ma arvan, meie eesmärk peab olema see, et 5 aasta pärast on Eesti riik parim koht talentide jaoks nii kohalikele kui ka välismaa talentidele, et selleks on vaja, et meie maksusüsteem oleks konkurentsivõimeline nende riikidega võrreldes, kus nad praegu on, ehk siis sotsiaalmaksulagi toob siia targad töökohad ja riik peab olema eeskuju erasektorile, et me selgelt näeme, et Eesti riik ei suuda ise 5 aasta pärast pakkuda maailma parimat teenust, aga koostöös erasektoriga ta suudab. Nii et avaandmed, eeskuju, me ei võtta inimesi juurde tööle riigisektorisse, vaid outsourcime teenuseid erasektorile ja siis 5 aasta pärast me kindlasti suudame ka Ameerika Ühendriikidega konkureerida. Aitäh. Raul ja siis Martti. Ja Eesti riik ei peaks olema kuidagimoodi siis ITL-i liidu ettevõtetele ja üldse info- ja kommunikatsiooni tehnoloogia ettevõtetele kuidagi konkurendiks, vaid tegelikult me peaksime olema
ühise asja ja ühise arengu eest väljas. Eesti riigi eesmärk on luua maksimaalsed võimalused, et selle sektori ettevõtjad saaksid oma ettevõtlusvabadust teostada ja need tingimused peaksid olema konkurentsivõimelised. Mul on endal selline tunne, et kohati, et me oleme selle teel juba mõnda aega kõndinud, aga meil on veel pikk tee minna edasi. Aga see tee saab olema üheskoos väga tulemuslik, kui riigi erinevad erakonnad saavad asjadest ühtemoodi aru. Jaa, et Eesti on olnud pikalt digiriik. Ma usun, et meil on aeg vaadata sinna, et meist saaks roheline digiriik. Me teeksime ära võimalikult kiiresti rohepöörde. Ma usun, et IT-sektor ja iduettevõtlussektor saab sellele kõvasti kaasa aidata, panustada, kui me rääkisime siin spetsialiseerumisest, panustada rohetehnoloogiale, taastuvenergia tootmisele, räägime süsiniku õhust kinnipüüdmisele, räägime akutehnoloogia arendamisest, räägime ringmajanduse arendamisest, et need asjad juhtuvad maailmas varsti ja meie otsus täna on see, et kas me ekspordime seda või impordime siis välismaalt seda. Ehk kas me tahame ise müüa maailmale või mitte. Et see on kindlasti lähiaastate võtmesõna ja me peame meeles pidama seda, et tehnoloogia teeb meie elu mugavaks, aga et meil on tegelikult päris suur ja tõsine probleem inimeste tervise ja vaimse tervisega, millele tehnoloogia on andnud väga-väga suure negatiivse tõuke, et sellele me peame ilmselt ka leidma lahendusi nii tehnoloogias kui väljaspool seda. Igal juhul tänud ja soovitus kõigile, kes siis on selle pika debatti ära kuulanud, et minge siis nüüd natuke liikuma. Aitäh, daamid ja härrad, ja teeme aplausi meie debateerijatele. Edu teile valimistel ja pöidlad pihku, et see narratiiv, mis lõpus kokku tuli, hakkas juba täitsa kokku kõlama, et hoiame pöialt siis, et ükskõik, kes teist koguneb koalitsioonileppe laua taha ja sealt edasi seda valitsusvastutust kandma, et kannab seda sama vaimu edasi. Aitäh teile ja kena päeva jätku!